Tere õhtust ja tere tulemast järjekordsele Rohelise valla seminarile. Tore, et teid on siia väga palju kohale tulnud ja te olete kõik terved. Ja loodetavasti nii ka jääb. Mina olen Kristo Elias. Ma teen ühe märkuse veel, et tänast seminari samuti salvestatakse ja loodetavasti siis kõik, kes pärast kuulavad, otsivad selle seminari üles ja saavad veel targemaks. Nii et selleks toodi ka üks telesaatejuht kohale, et kuidagi see salvestus ka õnnestuks. Mina olen siis Kristo Elias, mina olen Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik. Ma töötan siis Osooni saate juures ja ka Vikerraadio Ökoskoobi saate juures. Ja ma olen juba 8 hooaega siis teinud nii loodusteemasid, keskkonnateemasid, käinud väga palju prügimägedel ja üritanud ka ringmajandusest teha lugusid. See teema on ääretult keeruline, kogu see jäätmemajandus ja ka ringmajandus. Ja ei ole mina sellest läbi hammustanud ja ma arvan, et see suur tulevik on alles sellega ees, et kuidas see kõik siin areneb Eestis aina paremuse poole. Aga väga tore, et on olemas roheline vald, Lääne-Harju vald või sinna poole teel vähemalt. Ja mul on siin ka väike sissejuhatus, et kes üldse ei tea, millest jutt on ja on siia esimest korda tulnud, siis sissejuhatuseks siis sellised sõnad, et aasta tagasi esimesel Rohelise valla seminaril valideeriti siis Rohelise valla ideed ning väärtused. Seminari avasõnad ütles ning osales arutelus riigipea Kersti Kaljulaid, kes toonitas, kui oluline on alustada ka olukorras, kus ei ole manuaali, mida, mis järjekorras ja kuidas midagi teha. Ja Rohelise valla tiim, mis koosneb siis vabatahtlikest valla elanikest, spetsialistidest ja vallavalitsuse esindajatest, sai kinnituse, et liigutakse õiges suunas. Ja sel aastal on Rohelise valla tiim ellu kutsunud seminarisarja Targa valiku praktikum, mis vältab 2 aastat ning toob valla elanikeni kokku 8 seminari valdkondades, kus jätkusuutlikke tegevusi ellu viia. Ja kevadel alustati seminarisarja taastuvenergia ning renoveerimisteemadel. Suvel oli fookuses elurikkuse loomine aias toidusalu näol. Saadi teada, et mulda saab ise juurde luua ja mulla viljakust lihtsate vahenditega tõsta. Ja seminari käigus rajati Eesti esimene kogukondlik toidusalu. Valda on vabatahtlikud rajanud toidusalu ka Kloogale ning toidusalud on rajatud ka koduaedadesse. Ja septembris olid seminari fookuses jäätmed kui ressurss ja kompostimine. Siis saadi teada, et Eesti on võtnud 2020. aastast alates eesmärgiks võtta 50% jäätmetest ringlusesse. Paraku on see näitaja juba 10 aastat 30%. Ja seminarilt jäi kõlama teema, et sorteerimine on oluline, kuna siis saab inimkond taas kasutada loodusest ammutatud ressursse, kuid jäätmetega seotud probleemide algpõhjus on ülemäära tarbimine. Ja seminar ajendas mõtestama, kas meil on vaja nii palju asju ja mida saab igaüks ära teha, et jäätmeid tekiks vähem. Ja selline teema ka, et me peaksime oma mõtetest välja disainima sõna prügi, sest kõik meid ümbritsev on ju tegelikult ressurss või vähemalt nii saab mõelda. Ja seminarisarja tiim tegi Rohelise valla seminari fookusteema osas valla elanike seas küsitluse ning enim sooviti teada ringmajandusest ning jäätmete sorteerimisest. Ning siis tänasel Rohelise valla seminaril soovimegi tõstatada arutelu, millised on Lääne-Harju valla ringmajandusega seotud ambitsioonid ning millised on jäätmetekke vähendamise praktikad koduses majapidamises. Ning seminari siis kõigepealt alustab ringmajanduse ekspert Harri Moora, kes on teinud ka mitmetele kohalikele ettevõtetele ringmajanduse auditit. Ettekanne siis keskendubki omavalitsuse ringmajanduse elementidele ja takistustele. Pärast ettekannet siis läheme videosilla abil Kloogale ning Katariina Papp Lohusalu poolsaaret Helikülast näitab, kuidas oma kodus on võimalik jäätmete tekkimist minimaalseks muuta. Ja siis me teeme väikese arutelupaneeli, kus me siis püüame leida vastuseid, kuidas siis seda ringmajandust Lääne-Harju vallas paremini korraldada ja mida igaüks saab juba ise ära teha ja siis igaüks, kes siia on täna kogunenud, võib veel esitada küsimusi jooksvalt nendele linkidele, sellele lingile, mida te olete saanud siia registreerinult. Nii et mul ei ole siin rohkem midagi, kui kutsuda siia ette Harri Moora.
Palun. Suur tänu ja tere õhtust ka minu poolt. Ja minu nimi on Harri Moora ja oma igapäevast leiba ma teenin Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuses, kus me oleme siis viimase 20 aasta jooksul terve rida erinevaid uuringuid läbi viinud, eelkõige just jäätmekäitluse valdkonnas. Ma pean tunnistama, et kuigi ma üritan nagu teeselda, et ma olen ekspert igasugustes muudes valdkondades, siis ma pean ikkagi ütlema, et jäätmed ja tänasel päeval me ei ole mõistlik võib-olla rääkida prügist või jäätmetest või mõistlik oleks rääkida ikkagi ringmajanduse võtmest, siis täna ma pean endale kõige rohkem huvipakkuvaks teemaks siiski sellist jäätmekäitluse ja ringmajanduse teemat ja see oli võib-olla ka üks põhjuseid, miks mind täna siia kutsuti ja ma proovin siis hästi põgusalt, pool tundi on mul aega, teha väikse sissevaate. Ma teen seda nagu rohkem üldisemalt ja võib-olla ikkagi alustan jäätmekäitlusest nii-öelda klassikalisel moel, sellepärast et need, kes te olete targemad ja teate juba, mis on ringmajandus, tegelikult ju teate, et jäätmekäitlus on ainult üks osa ringmajandusest ja pigem võib-olla see nii-öelda elementaarne hügieen, see kõige alus ja kõige elementaarne osa ja tegelikult ringmajanduse sisu on palju laiem, ulatudes sellistest jäätmetekkest palju kaugemale, kogu sellise olelusringile, alates tarbimisest, tootmisest, toodete kasutamisest ja alles siis me peaksime rääkima jäätmetest. Nii et ma võib-olla alguses sissejuhatavana või teemana siiski prooviks natukene jagada teiega oma muljeid ja mõtteid jäätmekäitlusest, jäätmete liigiti kogumisest, kõikidest nendest teemadest, mis siin on ka juba varem üles tõstetunud ja ma saan aru, mis jätkuvalt tekitavad meie kõigi, kes me oleme asjast huvitatud ja kaasa mõtleme sel teemal, ikkagi tekitab palju küsimusi, kuidas siis seda jäätmete liigiti kogumist korraldada. Jah, teema on keeruline, tegelikult ma võiksin rääkida poole ööni selle teema taustast ja võib-olla siis ka asjad jäävad veel segaseks ja paljudel juhtudel võib tunduda, et selline jäätmekäitluse temaatika piirdubki konteinerite väljapanemisega ja sealt edasi juba siis meie valmisolekust jäätmed liigiti koguda need jäätmed sinna konteineritesse panna. See on selline lihtsustatud vaade. Nii et räägiks siis natukene jäätmekäitlusest üldisemalt ja siis teeks hästi põgusa sissevaate ringmajandusse ja mõningate näidete varal proovime siis illustreerida või näidata, et kuidas siis sellist ringmajandust klassikaliselt omavalitsuse tasandil võiks rakendada, mis on need valdkonnad, mis on need teemad, mis siis klassikaliselt ringmajanduse alla võiksid kuuluda ja veel kord hea meel on mul tõdeda, et ikkagi Lääne-Harju vald on võib-olla esimese vallana nii süsteemselt ja põhjapanevalt seda teemat käsitleda võtnud. Ma hakkasin kohe mõtlema, millal mind viimane kord sellisele omavalitsuse poolt korraldatud üritusele on kutsutud, pigem olen ise ennast sisse surunud ja üritanud seda teemat lahti rääkida, aga jah, tulemuseks on tavaliselt olnud see, et pead on pigem nii-öelda vangutatud pead ja sellepärast mul siin jäänud vanast ajast veel mingid slaidid, kus ma üritasin siis 10 aastat vanad, kui me esimest korda tegelikult hakkasime sellisest ringsest või jätkusuutlikust jäätmekäitlusest, ringlussevõtust ja ka nii-öelda esimesed nii-öelda mõtted sellise ringmajanduse suunas 10 aastat tagasi just umbes samal ajal tegime niisuguse seeria koolitusi omavalitsustele ja siis me üritasime nagu siis seda koos lahti mõtestada, et mis on siis üldse see omavalitsus, mis on omavalitsuse nagu eesmärk ja ülesanne ja natuke lahti mõtestada ka, et mis on need tegevused, millele siis peaks tähelepanu pöörama, miks siin viimased 20 aastat on sisuliselt omavalitsused jäätmekäitluse teemadest rääkides üritanud väga distantseeruda sellest, sellepärast et kahjuks on meil Eestis juhtunud nii, et selline klassikaline mujal Euroopas laialt levinud süsteem, kus siis omavalitsus on see põhiline jäätmekäitluse korraldaja ja ka tihtipeale füüsiliselt selle jäätmekäitluse läbi viia. Meil 20 aastat tagasi suures sellises liberaalses tuhinas sisuliselt haagiti kogu see jäätmekäitluse temaatika omavalitsuse küljest lahti ja eeldati, et see kuidagi iseenesest korraldub ja kogu selle teema lahendavad ära meil jäätmekäitlejad. Ja tulemuseks ongi see, et kuni tänase päevani tihtipeale
kogu selles erinevate omavalitsuse ülesannete müriaadis on küll teadvustatud, jah, jäätmekäitlus on selline esmane ja oluline teenus, mida omavalitsus peab oma kodanikele pakkuma, aga kuidas seda teha ja kui palju te peaks selles osalema, see on ikkagi olnud võrdlemisi tagasihoidlik ja tulemuseks ongi see, et me oleme sisuliselt, nagu siin varem öeldi, ja meie viimane uuring, mis me siin just selle aasta septembris lõpetasime, mis oli siis üle-eestiline olmejäätmete sortimisuuring, kus me vaatasime üle Eesti pakendijäätmete osas, vaatasime muuhulgas ka näiteks Harjumaad, ma hakkan mõtlema, kas ma teie piirkonnas ka, vist pakendijäätmed vaatasid, tuli ka teie piirkonnas, mida me analüüsisime. Tulemuseks tõesti see, et 10 viimase aasta jooksul sisuliselt olmejäätmete liigiti kogumises, ütleme kogu selles arengus sisuliselt muutust ei ole toimunud. Ja seesama, eks ju, seesama eesmärk, mis riik pidi nüüd aastaks 2020 saavutama ringlussevõtu mõistesse 50%, me oleme kaugel sellest ja väikene kosmeetiline parandus, Keskkonnaministeerium tegi lihtsalt väikse muutis nii-öelda arvutusmudelid ja paberi peal selle täitis, ma ei tea, kas see on see, kuidas me peaksime tegelikult seda teemat käsitlema, ehk siis teeme paberi peal asju ja praktikas pigem proovime teha võimalikult vähe, kas see on kõige parem lähenemine, no ma ei tea. Aga omavalitsused muidugi mängivad kogu sellises jäätmekäitluse korraldamises ja läbiviimises tegelikult väga-väga olulist rolli. Ja kui me vaatame tegelikult ka teiste riikide kontekstis, siis omavalitsused mängivad võtmerolli ja nii nagu ma enne ütlesin, tänasel päeval sisuliselt omavalitsused ka korraldavad füüsiliselt jäätmete kogumist, käitlemist, ringlussevõttu ja nii edasi. Ma tulen selle juurde kohe tagasi. Siin lihtsalt üks väikene veel kord nagu teile näidata, et neid kohustusi tegelikult on terve rida. Kui me vaatame näiteks jäätmeseadust toob välja terve rea spetsiifilisi kohustusi alates sellest siis, et omavalitsused peaksid jäätmealast teavet levitama, läbi viima nõustamist, sõna tõsises mõttes nõustamist, ja muidugi ka jäätmehooldust kavandama, siis nii-öelda välja töötades vastavaid siis kohaliku omavalitsuse jäätmekavasid ning peale selle peavad nad korraldama sortimist, sealhulgas liigiti kogumist ja tekitama võimaluse, et seda oleks võimalik teha võimalikult suures koguses. Üks selliseid viise või meetmed, kuidas siis omavalitsustele läbi õigusliku regulatsiooni seda jäätmeteemat on siis lahendada antud, on siis see niinimetatud korraldatud jäätmeveosüsteem, kus siis omavalitsused korraldavad hankeid ja siis hanke võitnud jäätmekäitleja siis konkreetses piirkonnas korraldab selle jäätmete kokkukogumise ära. Ma tulen selle juurde ka natuke tagasi näitamaks, tegelikult mõte on hea, aga rakendamine, nii nagu ta täna tehtud, on vildak ja lõpptulemus on see, et tegelikult me saame üpris kehva teenuse ja suure tõenäosusega omavalitsus ise ei teagi, palju omavalitsuses olmejäätmeid tekib. Kas te teate, palju teie vallas olmejäätmeid te tekitate? Palju kui registriandmed võimaldavad seda teha. Aga millised registriandmed on? No aga seal ei ole ju võimalik oma omavalitsuse tasandil välja võtta. Ehk siis me jõuame lõpuks sinna, et midagi toimub, eks ju, aga meil pole võimalik isegi hinnata, kui hästi või halvasti me toimetame, et kogu see süsteem alates jäätmete arvestusest, aruandlusest ja kui me anname kogu selle teenuse nüüd nii-öelda jäätmekäitlejale üle läbi selle korraldatud jäätmeveo, siis ega jäätmekäitleja ei pruugi meile korralikult ka andmeid anda. Ühesõnaga, me oleme sisuliselt ära lõigatud, ehk siis ma räägin praegu vallast, omavalitsusest on sisuliselt ära lõigatud arusaamisest, mis minu territooriumil toimub, kui hästi see toimub ja nii edasi. Siis jube raske on ka seda nii-öelda jäätmekäitlust nii-öelda kavandada ja läbi siis ka jäätmehoolduse eeskirja nii-öelda jõustada, sealhulgas ka järelevalvet teha, kus sul ei ole sisuliselt igapäevast ülevaadet, kuidas territooriumil siis jäätmete käitlemine käib. Siis nagu ma juba vaikselt sinnapoole tüürin, tegelikult siin neid probleeme on palju ja tihtipeale ja tegelikult see põhiprobleem ei olegi niivõrd selles, ehk siis teis konkreetselt, kes te igapäevaselt oma jäätmed peaksite sortima ja õigesse konteinerisse panema. Probleem hakkab ikkagi sellest süsteemi ülesehitamisest, sellest õiguslikust raamistikust ja millegipärast sellest räägitakse jube vähe, sealhulgas ka Keskkonnaministeeriumis ja ka ütleme riigi tasandil. Ma ei tea, milles on see probleem olnud, me oleme seda
temaatikat üritanud läbi oma uuringute väga palju välja tuua, et kus need nii-öelda pudelikaelad on. Lõppkokkuvõttes see jutt ikkagi nihkub sinna, et ikkagi probleem on seal, et inimesed ei sordi, ei liigiti, ei kogu piisavalt ja nii edasi. Aga noh, kui sul ei ole selle jaoks nagu mugavat süsteemi, kui see süsteem iseenesest, see strateegiline lähenemine ja süsteem ei ole vastav, siis ei ole ka mõistlik eeldada, et meie igapäevaselt usinalt hakkaksime äkki sortima ja ma ei taha ka isegi valju häälega öelda, aga ju nii mõnedki teist, kes te jäätmekäitlusega võib-olla rohkem kursis olete, ju teate, et kogutud jäätmetest, isegi liigitud kogutud jäätmetest ainult osa lõpuks jõuab ringlusesse ja seal on ka terve rida probleeme ja pudelikaelasid, miks see nii on. Ehk siis, nii nagu ma enne ütlesin, üks põhiline probleem Eestis on see, et omavalitsustel on küll terve rida nõudeid, mida nad peaksid järgima, aga neil ei ole neid nii-öelda õigusi ja vahendeid, kuidas seda teha. Eesti on Euroopa Liidus ainukene liikmesriik, kus omavalitsustel on sisuliselt kõige vähem võimalusi keskselt siis olmejäätmete kogumist ja käitlemist korraldada. Meil ei ole võimalik korraldada seda läbi keskse sellise organi, niinimetatud Tallinna süsteem. Tallinna linn sellise süsteemi lõi, see on igal pool ja teistes Euroopa Liidu riikides, et omavalitsus loob keskse nii-öelda jäätmekeskuse, nimetame seda kuidas tahes, kes siis korraldab territooriumil jäätmete vedu, kogumist, liigiti kogumist ja ka nõustab inimesi. Tallinn selle tegi, aga millegipärast oli see kellegile pinnuks silmas ja selle peale siis poliitikad võtsid ka selle viimase võimaluse keskselt omavalitsuse tasandil jäätmekäitlust siis keskselt korraldada seadusest välja. Me teame küll, kes seal taga olid tegelikult. Taga olid väga selgesti jäätmekäitlejad, kes tahtsid säilitada seda nii-öelda tänast nii-öelda liberaalset või ütleme vaba turgu, kus siis on hea ise toimetada ja mis annab neile võimalused siis väga paljuski seda süsteemi ise suunata. Aga nii nagu teiste riikide kogemused näitavad, just nendes riikides on see olmejäätmete liigiti kogumine ja ringlussevõtt kõige paremini korraldatud. Ma toon siin näiteks Holland, Belgia, kus tegelikult see korralduslik pool on hästi omavalitsuse keskne. Kuni sinnamaani välja, et tegelikult omavalitsused isegi omavad jäätmekäitluse ettevõtted, kes selle asja ära teeb. Miks? Nimelt me peame üha rohkem ju jäätmeid liigiti koguma. Aastast 2023 on juba kohustus, et omavalitsused peavad koguma biojäätmeid liigite ja seda käitlema hakkama. Aastast 2025 me peame Eestis hakkama kokku koguma kasutatud rõivaid, sealhulgas tekstiilijäätmeid. See kohustus suure tõenäosusega pannakse pärtsti omavalitsuste kukile, aga kuidas, kes selle eest maksab, mis on see mehhanism seda millegipärast ei ole siiamaani keegi tahtnud lahti rääkida. Ja arvatakse, et äkki tuleb mingisugune jäätmekäitleja teeb selle meie eest ära. Ei tee, sellepärast, et kõik need nii-öelda probleemsemad jäätmeliigid, mida on vaja kokku koguda ja ringlust suunata, seal ei ole seda kasumlikkust on väga vähe. Järelikult seda peab tegema omavalitsus. Ehk siis nüüd me jõuame muidugi ka mingil hetkel selle küsimuse juurde, et kas jäätmekäitluse hind on täna kõrge või madal. Kui ma nüüd valju häälega küsin teie käest, ma tean, et mõni aeg tagasi teie vallas mõningates piirkondades jäätmete äraveo hind hüppas järsku ülesse. Palju te maksate jäätmekäitluse eest? Kes elavad kortermajadest siin? Elab keegi kortermajas? Palju kuus sa maksad jäätmete äraveo eest? 3 eurot. See on üks kohvitass, eks ju. Individuaalmajades tsipa rohkem, ma isegi kuulsin, mõni maksab üle 10 euro, mis on juba päris niisugune kopsakas summa, on niiviisi. Aga samas, eks ju, kui me kuulame seda teemat üldisemas plaanis, siis jäätmete eest raha maksta, jäätmekäitlusest raha maksta inimesed millegipärast ei taha. Kui me hakkame võrdlema seda rahasummat, mida me kuus täna välja maksame, see on võib-olla kohvitass, võib-olla 2 kohvitassi kuus. Samas see summa ei ole ju tegelikult suur ja me millegipärast eeldame, et see jäätmekäitlus peaks olema kõige odavam ja samas peaks olema perfektne. Ja siit tegelikult tulebki, me jõuamegi sinna, et kui me vaatame kõiki neid jäätmeliike, mida me peame siin lähima 5 aasta perspektiivis liigiti koguma, et saavutada seda ringsust võimalikult suurel määral, siis tegelikult on vaja ka juurde maksta. Ja nüüd on küsimus see, et mis me selle raha eest, millist teenust me selle raha eest saame. Kas me maksame selle vana süsteemiga, maksame selle otse jäätmekäitlejale, saame selle eest sellise mingisuguse teenuse, mis on pigem odav teenus või me tõesti tahame tegelikult saavutada mingisugust sellist süsteemi, mis oleks tõesti mugav, mõnus, mis lubaks meil kõigil kogu selle suure valla territooriumil
võrdselt ja ühtselt nii-öelda sellises jäätmete liigiti kogumises osaleda, see on küsimus. Ja miks ma neid küsimusi niiviisi üles viskan, on see, et me saame aru, et tegelikult juba lähiperspektiivis ei ole võimalik tänase sellise jäätmekäitlussüsteemi või korralduse põhiselt enam nagu sellist ringset ja mõnusat ja ka nii-öelda toredat süsteemi arendada ja seda on võimalik arendada ikkagi ainult väga selgesti, väga tugeva omavalitsuse keskse korraldusliku või juhtimismudeli alusel. See eeldab seda, et õiguslikesse aktidesse tuuakse tagasi need ära võetud õigused, mis on omavalitsustes ja minu arvates on väga oluline seda ka rõhutada ja isegi ka nõuda omavalitsustele, et need õigused teile tagasi antakse, sest vastasel juhul jäävad teie käed liiga lühikeseks. Nii et need on need teemad, mis siis tegelikult väga paljuski loovad selle aluse ja miks tegelikult terve rida neid probleeme, mida me ümberringi näeme ja võib-olla oma nahal ka tunnetame, ehk siis miks ei ole konteinereid, liigiti kogumiskonteinereid piisavalt palju, miks me näeme ikkagi, et naabrimees, eks ju, põletab oma nii-öelda jäätmeid tagaaias, mis on jube suur probleem, eriti maapiirkondades. Minu jaoks oli üllatus, aga me tegime siin ühe ülevaate ja ma nägin ka väga hästi ütleme majanduslikult edukates piirkondades, kus ma ei hakka siin nimesid konkreetselt välja ütlema, aga teie valla territooriumil, kus on ikkagi maja ees on võib-olla 2 või isegi 3 autot. Ja mõnel mehel on tõesti juba isegi arenenud jäätmekäitlussüsteem, et mitte niisama ei põletada kuskil hunnikus, vaid on tehtud niisugune äge tünn või juba mingi süsteem, eks ju, kus saab seda põletamist läbi viia. Aga samas, kas see on nüüd inimeste teadlikkuses või muus asjas kinni, võib-olla inimesed teadvustada seda, et jäätmete põletamine on üks kõige jubedamaid teemasid, ma siin silmas jäätmete põletamist koduaias või tagaaias, sest et sellega sa tegelikult saastad, reostad ära oma maalapi aastakümneteks, kui mitte sadadeks. Ühe sellise paari kingade läbipõletamine tekitab 10 korda rohkem dioksiini heitmeid kui seesama Iru elektrijaam, mis ka jäätmed põletab võib-olla 1 kuu jooksul tekitab. Et tegelikult kõik need teemad, igasugused sünteetilised materjalid, miks saapad, sest et seesama plast, PVC, selle põletamisel tekitame tohutus koguses dioksiini. Kui ma nüüd ühe paari oma kingasid või saapad oma seal tagaaias ära põletan, siis ma sisuliselt reostan kogu oma tagaaia ära ja siis, kui ma hakkan seal, arvan, et ma seal hakkan nüüd kasvatama sellised mõnusad mahedad porgandid ja nagu söön väga tervislikult, siis tegelikult ma ju mürgitan iseennast, oma lapsi, oma naabreid ja nii edasi. Miks sellest nii vähe räägitakse, ma ei tea, aga ma näen, et paljud inimesed on nagu innovaatilised jutumärkides ja on leidnud siis tihtipeale sellele jäätmekäitlusele tõesti sellise lahendused, et põletatakse ja see põletamise temaatika on Eestis väga aktuaalne ja ma arvan, üks suuremaid probleeme, mis kindlasti peaks olema taunimist väärt, mitte nii, et naaber põletab ja siis ühelt naabrimehelt küsisin, et miks sa ei lähe talle ütlema, naabriga peaks olema nagu heades suhetes ja sellepärast parem mitte segada selle asjaga. Ja kui ma talle seletasin, mida see tähendab tema enda tervisele, tema laste tervisele, siis ta hakkas nagu selle peale natuke mõtlema. Et jah, et sellised tendentsid on ja ma ei taha nagu näidata näpuga konkreetselt võib-olla siinse piirkonna poole, aga need on üldised Eestis üldisemad ja tegelikult neid pilte on päris palju, see jällegi väga imelik, aga peaks ju olema kõigile arusaadav, et tänapäeval on võimalik rehve tasuta ära anda jäätmejaamades näiteks, eks. Aga seesama pilt, et sul on sellisel kevadisel ja sügisel ajal, kui rehvi vahetus on, ikka ma näen, käies siin või seal koeraga metsa all, näen, et keegi on tulnud ja poetanud rehvid metsal, mis see siis tähendab, eks ju. Et siin võib-olla ei ole isegi see teravik, see juba tõesti nagu iseloomustab rohkem sellist inimeste teadlikkust ja siin võib-olla ei saa süüdistada seda süsteemi otseselt, aga nii, et kahelt poolt, ühelt poolt see süsteemi nii-öelda olemasolu või mitte olemasolu ehk ei toeta tänast sellist omavalitsuse keskset tugevat jäätmehooldussüsteemi arendamist ja teiselt poolt muidugi jätkuvalt meie oma teadlikkus, mis sellele nii-öelda hagu alla annab ja teiselt poolt siis tekitab võib-olla sellise ka frustratsiooni, kui inimene on ikkagi sortinud ja ühel momendil ikkagi näeb, kuigi see on ka müüt, et kõik jäätmed pannakse kokku ühte nii-öelda autosse, siis muidugi Eesti inimesel tekib hästi kiiresti totaalne frustratsioon ja ignorantsus ja tema nii-öelda valmisolek siis midagi keskkonnahoidlikku teha võib-olla on eriti väike.
aga võib-olla selles osas võib-olla vaataks, et kuidas siis peaks olema ja ma veel siin 5 aastat tagasi ma vaatasin oma vanu slaide ja avastasin, et põhilised näited tulevad kuskilt Soomest, Rootsist ja mujalt. Tegelikult peab tõdema, et siin ja seal on tegelikult ka Eestis jäätmekäitluse osas ju üht koma teist tehtud. Ja need näited on siin erinevatest omavalitsustest, valdavalt küll Tallinnast ja siin peab tõesti ütlema, et ma ise elan Tallinnas ja olen küllaltki rahulolematu jäätmetekitaja, aga samas Tallinna näited on ju vähemasti läbi mängitud mitmel tasandil ja iga kord ei pea olema see süsteem filigraan. Et kui me hakkame rääkima niisugusest elementaarsest jäätmete kogumisest elamute juurest, siis selline rusikareegel, mis on igal pool Euroopas klassika, ehk siis nagu 3 fraktsiooni, segaolmejäätmed, biojäätmed ja paber, vana paber. Et see peaks olema nagu iseenesest mõistetav ja kui me räägime korrusmajadest ja miks mitte ka eramajadest, siis selline konteinerkomplekt maja kõrval on nagu elementaarne hügieen, see peaks olema kõikjal. Ja nüüd muidugi me võime mõelda, et kas oleks mõistlik ka seal tekkekohas pakendijäätmeid koguda. Tänasel päeval võiks seda vaadata nagu lisateenusena, millest suure tõenäosusega peaks ka arvatavasti maksma. Miks? Sellepärast, et see pakendijäätmete kogumissüsteem on omaette nii-öelda süsteemi või ütleme finantseeriva süsteemi all, milleks on siis see tootja vastutus. Mul ei ole kahjuks palju pikalt aega rääkida selles osas, aga ka meil on see tootja vastutussüsteem nii-öelda rappa läinud. Miks? Sellepärast, et suur osa meie Eesti tootjatest, kes siis pakendatud tooted turule panevad ja kellele on tegelikult läbi siis pakendiseaduse, jäätmeseaduse pandud kohustused, nad peaksid siis inimestelt need pakendijäätmed tagasi koguma, kusjuures tasuta, siis nad teevad seda ikkagi üldiselt selliselt, et või vähemasti delegeerivad selle nii-öelda tegevuse või selle kohustuse siis niinimetatud taaskasutusorganisatsioonidele, kusjuures nad ise ei huvitu, kuidas see taaskasutusorganisatsioon seda teeb ja tulemuseks on Eestis see, et need taaskasutusorganisatsioonid on sisuliselt jäätmekäitlejate poolt nii-öelda kaaberdatud. Ja meil tegelikult ei ole üldsegi mingisugune tootjavastutussüsteem, vaid meil on sisuliselt seesama jäätmekäitlussüsteem, mis siis üritab võimalikult kulusid madalal hoida ja kõige kallim on pakendijäätmete kogumine elanikkonnalt. Seda tuleks teha nii, et konteinerid tuleks ära hajutada, panna kuskile nurga taha, et inimesed jumala eest need ei leiaks, et jumala eest sinna mingid pakendid sisse ei liiguks. Sellepärast, et selle käitlemine on ju kallis ja sellises nii-öelda vabaturu olukorras me peaksime kulusid hoidma võimalikult madalad. Ma räägin praegu seda siis, mida need taaskasutusorganisatsioonid, mis on see nende lähenemine. Et Eestis tegelikult ainukene edulugu ongi tegelikult nii-öelda pandipakendisüsteem, mis võiks öelda, toimib nii kulude mõttes kui ka toimivuse võttes võib-olla Euroopas üks kõige paremini toimiv selliseid pandipakendisüsteeme. Ja jällegi põhjus on see, et selle süsteemi lõid ja selle süsteemi taga on täna tõesti tootjad. See on tõsises mõttes tootjad, seal ei ole jäätmekäitlejad kuskil vahel. Ma ei taha nüüd jäätmekäitlejad peksta ja kuskile nurka suruda, ma tahan öelda, et tegelikult ülioluline on see, et jäätmekäitlus tuleb üles ehitada vastutuse põhiselt. Tuleb leida need nii-öelda vastutavad osapooled, kes seda korraldavad ja kui nad selle vastutuse võtavad, siis on ka kõige lihtsam ja nad on kõige rohkem motiveeritumad tegelikult seda kogumissüsteemi ja ka tulemust saavutama. Nii palju, kui sul on neid vahemehi seal vahel, siis nemad ei ole ju vastutavad, nemad on teenusepakkujad, nemad teevad seda teenust täpselt selliselt, kui palju selle eest makstakse, kui suur on konkurents ja nii edasi. Nii et pakendijäätmete kogumissüsteem, kuidas teil toimib? Ega ma saan aru nende küsimustes, mis teie inimesed on teile saatnud, ega eriti rahul ei olda. Esimene klassikaline asi on see, et ja see on ka, mida tegelikult omavalitsus saaks kontrollida ja reguleerida, nõuda, et igasuguses pakendikogumispunktis peaks olema võimalik ära anda kõiki pakendiliike, sõltumata nendest sellest suurusest või materjali eripärast. Ehk siis ikkagi jälle selline minimaalne nii-öelda pakendikogumissüsteemi või kogumispunkti nii-öelda väljanägemine peaks olema selline, et sa saad minimaalselt 3 konteinerit, see on ütleme läänes läbi testitud viis. Meil võib-olla 5-6 konteineri kogumissüsteemi, ma olen Rootsis näinud ka 10 konteinerisüsteemi, võib-olla liiast, sest meie inimesed ei ole suutelised seda nii-öelda liigiti kogumist nii täpselt teha, aga 3 konteinerit ehk siis klaasi jaoks eraldi, nii-öelda plastmetallpakend, joogikartong ehk segapakend eraldi ja kindlasti papp-pakend eraldi. See on sellepärast oluline, et me saaksime selle materjali võimalikult puhtalt kätte, et tegelikult oleks võimalik ka seda mõnusalt ja ka tulemuslikult ringlusse võtta.
ja aeg läheb hirmsa kiirusega ja sellepärast ma siis ringmajanduse jaoks otsustasin jätta ainult 5 minutit. Ei, tegelikult, kas ma 2 minutit saan juurde? No saan, selle peale ma mängisin kogu oma nii-öelda ettekande. Muidugi, kasutatud rõivaste kogumine. Kas teie valla territooriumil toimub kasutatud rõivaste kogumine mingisugust konteinervõrgu? No vot, nagu ma ütlesin, aastal 2025 see muutub kohustuslikuks, suure tõenäosusega visatakse teie kukile, aga noh, jube mõnus oleks. Ja muideks Tallinna kogemus näitab, et inimesed on üllatuslikult hästi selle vastu võtnud. See materjal, mida kogutakse, kasutatud rõivad on väga hea kvaliteediga ja tegelikult täna me viisime jällegi siin suvel ühe suurema uuringu läbi, mis näitab tegelikult, et Eesti inimesed just selle rõivaste korduskasutuse, uuskasutuse poole pealt on tegelikult päris teadlikud ja nad on valmis täiesti korralikke rõivaid siia panema. Jällegi teine uuring, mis me vaatasime segaolmejäätmete põhjal, näitab, et kui seda võimalust ei ole, siis see kõik rändab segaolmejäätmetesse ja sealt siis prügilasse või põletusse. Ja rääkimata muidugi kompostimise võludest ja vaevadest, eks ju. Ma kujutan ette, et suurem osa, kes te siin olete, kompostite, teil on oma kodus kompostrid olemas, aga ma võin teid nii palju teil, kui sa oled eramajas, siis muidugi kodukomposter on kõige mõistlikum asi ja neid uusi lahendusi, tähendab, kindlasti ei tohiks olla nii, nagu minul kodus. Mina olen selline, kes teistele räägib, kuidas peab tegema, aga kodus endal on ikka selline komposti hunnik, eks ju, mida ma vahetevahel küll haige sellega käin segamas, aga tegelikult ma tekitan sellega päris suur keskkonnamõju. See on võrdne nagu prügimäega, mis mul seal on, ehk siis seesama need nii-öelda lagugaasid, kõik muud, eks ju, anaeroobses tingimuses. Ma olen paha näide, teie-sugustel peaks olema korralikud kompostrid, segate, ehk siis see on see. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes on muidugi oluline, et ka vallal peaks olema võimekus ise tsentraalselt kompostida. See on vältimatu, pärast aastat 2023 ma kujutan ette, ega ei ole väga lihtne seda nõuet täita, kui te hakkate eeldama, et keegi teile seda hakkab pakkuma. Suur tõenäosusega ei hakka pakkuma ja seda peab tegema ikkagi oma valitsus. Ja nüüd me lõpuks jõudsime ringmajanduseni. Ja tegelikult, nagu me oleme aru saanud, seda ringmajanduse kontsepti väga laialt ei tahagi julgegi lahti rääkida, mis on, sellepärast ma olen ise viimasel ajal hoomanud, et ringmajandus, see definitsioon on muutunud nii keeruliseks. Üks uuring viidi läbi, mis ütles, et 144 erinevat definitsiooni ringmajandusele. Tänasel päeval ringmajandus kätkeb juba inimsuhteid, andmeid, ja kindlasti ei ole see jäätmete ringlusse võtmine, see on ringlusse võtumajandus. Et ringmajandus on ikkagi palju-palju laiem ja eesmärk on meil see, et ühelt poolt jah, me peaksime selle materjalivoo ehk siis kõik, mida me tarbime, me peaksime nagu ringlusse suunama, aga veel oluline ja veel olulisem nagu aspekt selle asja juures on see, et me seda voogu, seda kasutust võimalikult pikaks venitame. See on ainult lahendus, et selline hüsteeriline ringlusse võtmine iseenesest meid väga kaugele ei aita. Eesmärk on see, et me neid tooteid, kõike, mida me tarbime, materjale, tooteid kasutaksime võimalikult kaua ja see on ju suur väljakutse, sest meie tänane majanduse tarbimismudel eriti seda ei toeta või ütleme nii, et ei toeta seda üldse ja tulemuseks on siis see, et me tegelikult tarbime üha rohkem ja rohkem ja tekitame rohkem ja rohkem jäätmeid. Need tooted, mida me tarbime, on väga keerulisemaks, komplekssemaks muutunud, siis ka nende jäätmete ringlusse võtta on väga raske ja tegelikkusest me ikkagi liigume väga selgesti sellise mitte väga jätkusuutliku tuleviku poole. Ja siin ongi siis mõningad punktid, mida siis see ringmajandus omavalitsuse tasandil võiks tähendada. Seesama teadlikkus, tarbimise muutmine, seda tuleb teha ka omavalitsuse tasandil ja omavalitsus võiks olla kindlasti ise ka eeskuju näitaja. Ja siin on võtmesõnaks keskkonnahoidlikud või ringsed hanked. Jällegi, iga enesest lugupidav rohevald hangib, ostab tooteid, mis on keskkonnahoidlikud ja ringsed. Selle jaoks on teil jällegi vaja süsteemi, te peate enda jaoks sätestama eesmärgid, välja selgitama, mida te konkreetselt tahate osta ringsetena või siis keskkonnahoidlike toodetena. See on terve selline strateegiline lähenemine, aga see on esimene asi. Ja seal on üks võtmesõna ka juures, mis kindlasti toetab kohalikku ettevõtlust. Mitte ainult ringsus on kindlasti ka kohalik, eks ju, ehk siis läbi sellega toetada oma kohalikku nii-öelda ettevõtlust. Siis iseenesest mõistetav, et sellises rohelises vallas on, teiesuguses suures vallas, peaks olema lausa mitu sellist ringmajanduse või korduskasutusparanduskeskust. Ma kohe näitan mõningad fotod, Eestis tegelikult võtmes, tegelikult neid asju on hakatud vähehaaval arendama
ja me näeme, et ka tegelikult vajadus on suur. Me viisime läbi, jah, nii nagu siin enne mainiti, ühe sellise ringdisaini auditite seeria ja sealt tuli väga selgesti välja, et on terve rida inimesi, kes tegelikult tahaks ise asju parandada, võiks isegi oma kogemusi vahendada, aga kogu see süsteem ja see nii-öelda võimalused, need on väga minimaalsed ja selle jaoks ei ole vaja tegelikult omavalitsuses palju midagi muud teha, kui pakkuda esialgu ruumi, koha ja ma olen päris kindel teades tegelikult teie valla aktiivseid inimesi, kes selles suunas ka juba tegelikult mõtlevad, te leiate endale koostööpartnerid, kes selle initsiatiivi võtaks oma õlule kanda ja kindlasti ma kujutan ette, et sellest saaks väga-väga hea võimalus inimestele pakkuda sellist sotsiaalset igapäevategemist ja olla samas ka nii-öelda ringse tegevuse nii-öelda eestvedajad. Ja muidugi võtmesõnada veel, mis on omavalitsuse puhul oluline, toitlustamine, koolid, lasteaiad, eks ju. Kõik see temaatika, mis on ülioluliseks muutunud. Toit on võib-olla üks esimesi teemasid, mis osas me võib-olla kõige rohkem oma käitumist oleme muutnud. Et üks ajalehe artikkel võib tegelikult muuta drastiliselt inimeste toitumisharjumusi ja siin on ka neid näiteid olnud, eks, et see võib väga kiiresti muutuda ja iseenesest mõistetav vald, kes tänasel päeval ikkagi haldab kooli lasteaiasüsteemi, ehk siis see nii-öelda tasuta lõunasüsteem, see peaks olema ringne, tervislik, jätkusuutlik, see on see, mida tegelikult ma kujutan ette väga paljud valla elanikud tahaksid ka näha ja see on selge, et siis omavalitsus peab ka suutma sellist nii-öelda teenust pakkuda, paneb kuku alt küll kratsima, aga tegelikult lahendused on olemas, tegelikult on neid näiteid lahendusi terve rida. Lihtsalt infoks tahan öelda, et me just oleme ühe projekti raames ka välja töötamas sellist juhendmaterjali omavalitsustele sellise kooli ja lasteaedade toitlustuse jätkusuutlikumaks tegemiseks, et loodetavasti varsti saaksime selles osas ka siis kogemusi jagada. Ja see ringne jäätmekäitlus on ainult see nii-öelda see viimane alumine osa, mis iseenesest mõistetavalt peaks olema nii-öelda korraldatud, nii nagu me enne rääkisime, ja kogu seda teemat tuleb teha plaanipäraselt ja strateegiliselt, ehk see peaks olema üks teie nii-öelda strateegiline suund, see ei piisa sellest, kui seda teha nii-öelda projektipõhiselt vallas. Te peaksite nii-öelda oma jäätmekavale lisaks juurde tekitama väga selgesti ringmajanduse tegevuskava või siis mis tahes strateegilise dokumenti, kuidas tahes seda nimetate, aga mina näen, et igal rohelisel vallal selline strateegiline dokument peaks olemas olema, muidu need asjad kipuvad meil ikkagi sellisteks projektipõhisteks kujunema. Ja lõpetuseks mõned näited jällegi Eestimaalt. Siin, kui me räägime nendest paranduskohvikutest, paranduskeskustest ja muudest asjadest, siin Tartu linn on olnud väga edukas või edumeelne ja seal on terve rida häid näiteid, soovitan vaadata, võtta šnitti ja initsieerida midagi sarnast ka oma valla territooriumil ja ma ütlen, et tegelikult siin varasemate projektide raames me oleme tuvastanud, et teil on inimesi, kes hea meelega selles valdkonnas kaasa lööks. Ainus asi, mis on vaja pakkuda koht või ütleme mingisugune pind või ruumid ja sealt tegelikult see sisu suure tõenäosusega läheb iseenesest käima. Uuskasutuskeskuse moodi asjadel ka vist ei ole teie valla territooriumil. Iseenesest mõistetav see võiks olla, sest see mitte ei võiks olla, vaid see peaks olema igas suuremas asulas. Midagi sellist peaks olema ja jah, ta ei pea olema nii-öelda uuskasutuskeskuse tiival, see võib vabalt olla teie enda valla poolt initsieeritud selline kasutatud asjade nii-öelda kokkutoomise ja realiseerimise keskus ja ma kujutan ette, et on kindlasti ja ma tean tegelikult, et on inimesi teie vallas, kes oleks valmis ka seda teemat hakkama vedama. Ja veel näiteid, seesama koostöö Toidupangaga, mis ma kujutan ette ka teie valla puhul oleks adekvaatne ja mõistlik teha. Rääkimata igasugustest parandajatest ja kingsepadest, kes on nagu väljasurev seltskond, aga neid on vaja toetada. Seda seltskonda oleks mõistlik meil elus hoida, sest et homme on meil neid tõesti vaja. Rootslased on väga hädas, et kuidas neid kingseppasid tagasi saada ja hea meelega meil üks projekt algamas, kus nad tulevad siis meie kogemusi õppima, kuidas me oleme suutnud kingseppa kui ameti kohta täiesti nii-öelda säilitada. Ja rääkimata igasugustest võimalustest, mis siis tööstussümbioos näiteks Paldiski piirkonnaga teie valdkonnas pakub. Nii et neid võimalusi nagu väga suures skaalas nii-öelda ettevõtete vahel sümbioosidena kuni siis nii-öelda rohujuure tasandil selliste mõnusate kogukondlike initsiatiividena, paranduskeskuste, uuskasutuskeskustena luua on kindlasti olemas ja ma kindlasti soovitan, et te nii-öelda ühelt poolt valla juhtkond ja teiselt poolt ka kodanikud selles suhtes initsiatiivi üles näitaksid ja tegelikult teistele
ka eeskuju näitate, sest et veel on võimalus olla ise parim näide. Aga vähehaaval teised tulevad ja tahavad ka roheliseks saada, nii et tasub võtta see nii-öelda eelkäija au ja uhkus endale ja näidata tegelikult Eestile, et on võimalik seda teha ka Lääne-Harju vallas. Pat nii. Jaa, aitäh. Teeme aplausi arvu. Ma vabandan, et ma ikkagi kasutasin aega kurjast, aga mul alguses mõtlesin, et see on lühemalt, aga tegelikult jäi pool asi veel rääkimata. No absoluutselt jäi, sest see teema on ülimalt keeruline ja mul oleks juba väga palju küsimusi ja ma arvan, ka siin kohal viibijatel on väga palju küsimusi ja me saame pärast arutelupaneelis ka neid küsimusi puudutada just täpsemalt kohalikke küsimusi selliseid, et arutame, ütleme nii, et osade teemade suhtes tekkis lausa pessimism, et kas me saame siit üldse edasi minna või ei saa, aga küll me saame kindlasti, sul on ka lahendusi pakkuda. Aga nüüd me vahepeal vaatame ühte videot või mõnda videot, kuidas siis vallas ringmajandust või siis ringlussevõtu majandust viljeletakse ning kodumajapidamises jäätmeteket vähendatakse ja siis juba arutame edasi. Kogume siin kokku kõik lehed ja oksad, mis maja ümber tekivad ja paneme nad siia kompostrisse. Ja sinna peale valame me toidujäätmed, mis toas tekivad. Loodetavasti saame siit mulda juba järgmisel suvel. Aga siin on meil veel üks komposter, nimelt kiirkomposter, mille on teinud meie valla rohetiimiliige Margus, kuhu me oleme kogunud toidujäätmeid ja muid biojäätmeid 2 nädalat. Nii et tulge vaadake, kuidas see juba välja näeb. Ta näeb välja selline, et siit võiks saada mulda juba umbes 2 kuu pärast. Jääme ootele. Ja kompostritest tuleva mulla paneme me kevadel siia kogukondlikult valminud peenrakastidesse, mis on tehtud vanadest euroalustest ning siis saame me kõik suvel salatit ja värsket mõnusat sööki nautida. Ja nüüd oleme jõudnud Klooga maja kogukondliku permakultuurtoidusalu juurde, kus on meil siis sellel suvel rajatud puhikpeenar ja permakultuurpeenar, kus on erinevad põõsad, näiteks puslapuud, sõstrad ja vaarikad ja siis taimed, mida kogukonna liikmed ühiselt siia kogunud on ja on oodatud ka saaki korjama. Ja koju olen ma redisaininud samuti vanast kapist sellise ratastel käiva 3-osalise sorteerimiskasti. Siia saab siis lihtsasti sorteerida eraldi biojäätmed, segajäätmed ja pakendid. Tubased toidujäätmed toon ma siia välja euroalustest tehtud mullakompostrisse, kuhu on siis segamini pandud lehed, sõnnik ja needsamad toidujäätmed. Sorteerimine on tõesti lihtne ja lõbus, kui selleks on loodud head tingimused, nii et loovaid ja nutikaid lahendusi. Tere tulemast meie kööki. Hakkame siis algusest pihta. Näitan, kuidas meie üritame prügiteket vähendada. Siin on meil selline lasteala. Siin on erinevaid korduvkasutatavaid lappe, bambuslapid väga hästi imavad. Nõusid plastikust meil ei ole. Siis roostepasteraasest joogipudelid. Siis sahvris. Siin all veel erinevaid kaltsusid vanadest riietest lõigatud. Siis üritame võimalikult palju pakendivabalt osta. Ka pesu pesemiseks kasutame siis neid kanistreid, et toome lihtsalt, täidame neid nagu. Siin on kaltsineeritud sooda segamini rivitud sapiseebiga, ka väga hästi peseb pesu puhtaks.
Siis kui ma ostan pakendiga, siis ma üritan jälgida, et ei oleks kileakent, et siis on seda parem ümber töödelda. Siin on minu karbipank, kui käin turul. Siis nõudepesu jaoks kookoskiust harjad, nuustikud, linavildist lapp. Seda nõudepesuvahendit käin ka täitmas, aga võtan hoogu, et osta tahke nõudepesuseep. Kätepesuks teeme seebid ise, väga lihtne. Kanadele maiuspala ootamas. Siis olen üritanud jälgida, et mul ei oleks väga palju plastikut söögi tegemisel, et puidust ja metallist asjad. Mis veel pakis? Teed me ei joo, et korjame ise ja kuivatame. Siin roostevabast terasest pann, olen väga rahul, väidetavalt on see eluaegne, siiani on, aasta aega on praegu olnud, lootused on suured. Korduvkasutatav küpsetuspaber, pesed puhtaks ja ei teki mingit prügi, Silverist ostetud. Toitu proovime palju ise kasvatada linnas, nii palju kui võimalik. Siis siin ka erinevad lapid, et sama süsteem nagu pabersalvrätikutega, ainult et need viskan kohe pesumasinasse. Et kui meil on need paberist salvrätikud, siis need lähevad väga kiiresti, saavad otsa. Kui on need, siis võetakse neid. Siis toidukile asemel kasutan mesilasvaha kangast. Siin on purk, kus on superatakk ja kui paned riisi siia juurde, siis ei juhtu seda, et ta läheks pärast esimest kasutuskorda kõvaks. Nii, siis siin on meil paberite väike sorteerimine, nii kui on kirjutatud ühelt poolt, siis on see siin sodipaberisahtis ja saab võtta. Kasutatud patareid ja igast elektroonikajäätmed kogume siia, viime ära. Nii, siis siin ma tahtsin näidata, kuidas ma käisin eile turul, et kõik juurviljad, puuviljad ostame oma kottides vorsti, kohupiima, vanilja ja tavaline on siin segamine, et ega magus ei oleks. Kartulid, hakkliha, munad tulevad küll meil oma aiast, hapukoor, ja siis selle sama mesilasvaha kanga siis lasen juustukuningatest panna juustu. Nüüd nad juba teavad, et ma oma riidega tulen ja siis üks on mul selline päevi näinud kangas, siia panen sinki. Ja avokaado säilib väga hästi, see on üks nädal aega vana poolik avokaado ja täitsa veel on. Kapi otsas on meil väga tähtis asi, pitsakarbid. Kui abikaasa läheb pitsat tooma mõni õhtu, siis võtab siit karbi kaasa. Kõige tähtsam oleks peaaegu unustanud. Siin on siis meie prügi sorteerimine. Teadlikult on prügikastid väiksed. Et siis on näha, kui palju seda prügi tekib ja tekib väga palju ikkagi. Siin on siis olmeprügi, just ühed jalanud hakkasid mul täiesti, olid juba katkisid talt, viskasin need ära, nendega pole midagi teha. Ja siis siin on veel üks näiteks kohupiimane, see, mida mul ei õnnestunud, kuna ma minu meelest seda ümber ei töödelda, siis ma eriti ei vaevunud ka teda pesema. Kommipabereid ei töödelda ümber, nii et mis ma neist ikka siis pakendisse viskan. Siin oli ka, mida mul ei õnnestunud vist küürida, ühesõnaga selline. Ja pakendites on siis sellised asjad, mis ma eeldan, et äkki töödeldakse ümber. Mingi kommikarp, jogurtid, mis ma olen puhtaks loputanud, mingid kiled. Et ega ma täpselt ei tea, aga nii palju, kui ma kuulnud on, siis tetrapakki vist jälle. Nüüd juba saab ümber töödelda. Siin on üks, see on kommipaber, seda vist tegelikult ei saa ümber töödelda. Aga ma saan aru, et ma võin selle siia visata, sest tootja on selle eest juba maksnud, selle käitluskulu nii-öelda. Ja siin on siis meil toidujäätmed, mis me viime taha-aeda kompostüünikusse. Laua alla kogume taara ja klaaspurgid, mis me siis viime koos taaraga ära. Ja teisel pool laual on paberikast. Siia läheb paberipapp. Siin on meie kõik koristuseks vajalikud vahendid. Et äädika ja veesegu, millega ma pesen aknaid, kraanikausse, vanni. Siis selline söögisooda ja seebiveega puhastuspasta, sellega teen ahjusid ja pliitat.
ja siis sidrunhappe ja sooda segu, sellega toimib ka väga hästi kõik kraanikausid ja sellised vannitoa kraanid ja asjad. Ja siis pudel äädikat, et äädikat ma panen õhtul WC-potti mingi pool klaasi ja siis hommikuks särab. Rohkem asju polegi vaja. Ja pesumasin on meil ka kohe köögis, et siis on jube mugav visata kõik kasutatud lapid otse sinna. Aitäh! Meie magamistoas on näha, kuidas saab kangajääkidele anda uue elu. Sellised lapitekke teeb minu vanaema. See on väga suur töö, aga need tekid on eluaegsed. Siis siin on meie riidemähkmete park. Enamasti marlides sisud ja siis villased katted. Et villased katted sellepärast, et neid ei pea nii tihti pesema, et kui see saab niiskeks, siis ma lihtsalt panen ta natukene, siin üks mul just nagu kuivab või tuuldub, et villal on antibakteriaalsed omadused ja ta ei lähe haisema. See on väga äge. Ja et ta on naturaalne, suvel eriti hea ja kõigistama. 2 lapsega on mul need samad mähkmed olnud, ehk siis rahaline kokkuhoid. Minu lapsed ei ole minu valikute tõttu endast maha jätnud suuri prügimägesid, ühekordseid mähkmeid. Ja lisaks on mul endal süda rahul, et beebipepu vastas on naturaalsed materjalid. Ja keerulist ei ole siin ka midagi, et marlisid mina kasutangi sellepärast, et need kuivavad väga kiiresti, eriti suvel. Et kui on tuul ka, siis on minutitega kuivad ja jälle kasutus valmis. Nii, siin on meie vannituba. Esimese asjana märkate, et dušikardinad ei ole plastikust, aga linasest riidest. Siis siin on meie šampooni ja seebiriiul. 2 tahket šampooni, kui ma varem pesin tavalise šampooniga või nagu sellest pudeli šampooniga üle päeva juuksid, siis tahke šampooniga kord nädalas. Et olen väga rahul. Siis siia kogume erinevad seebijäägid, mis kätepesust üle jäävad ja siis sellega saab keha pesta. Tahke palsam samamoodi, siis vanakooli raseerija, millel tuleb aeg-ajalt ainult seda ühte tera vahetada. Ja siis siin ka mõned raseerimise asjad. Siis siin on meigi eemalduseks sellised heigeldatud ja ka õmmeldud, et mul on ainult 2 tükki, rohkem pole vaja, kuna ma väga ei meigi. Siin sees on menstruaalanum, avastasin paar aastat tagasi selle ja väga soovitan. Siis ka ise tehtud seepe, laste selline vannitoa riiul, bambusest hambari, siis see purgiga, kraaniga purk on väga hea, et on näha, kui palju ikkagi vett jookseb ära, kui selle kraani lihtsalt lahti lasta, jätta lahti. Siis ise oleme teinud ka deodorant, et mul ei ole mingi probleem seda ka lastele anda, sest ma tean, et seal ei ole midagi ohtlikku sees. Siin vanni juures on veel 2 sellist vannilelu, mis on siia kompromissi korras jäänud. Et nende probleem on see, et siia koguneb hallitus, kuna siit ei saa seda vett nagu täielikult välja, et siis eriti õnnelik me ei ole nende üle, aga seda siis 2 tükki olla pererahu huvides. WC-poti hari on komposteeruv, peaks olema, kui kasutusaeg lõpeb, et bambusest sellised kiud. Nii, meie lastetuba. Siin on, nagu ka mujal majas, on kõik mööbel enamasti taas kasutusest saadud. Voodi saime ühest remonti minevast lasteaiast näiteks. Siis nukud on kõik kas minu omad, minu vanemate või lausa minu vanavanemate omad. Et ma ei ole meelega ühtegi nukku juurde ostnud. Mängumaja hiljuti saime taaskasutatuna. Lauad, toolid, siis siin on need samad lapid mitmel eesmärgil, nii tahvli puhastamiseks kui ka niisama laua puhastamiseks. Meisterdamisnurgas on siin
proovin lapsele selgitada ka, kuidas neid pabereid sorteerida, et mida saab veel kasutada, siis hoiame alles ja mida ei saa, siis sorteerime ja viskame paberi prügikasti. Garderoobist näitan laste asju, et olen jälginud, et neid liiga palju ei oleks riideid ja samamoodi, et riidete koostis oleks võimalikult naturaalne, et kõiksugused polüestrid ja asjad olen enda koju toomata jätnud. Et kui asju on vähe, on lapsel lihtsam, endal lihtsam. Mõned sukapüksid, mõned sokid, aluspüksid, kõik otsa saanud. Seelikuid tütarlapsel. Siin on tütre kleidiriiul, et olen mõned kleidid ise kangajääkidest teinud. Õnneks siin on alati see, et kas meeldib või ei meeldi, siis olen tellinud mõnelt tegijalt, kes teeb kangajääkidest, ja näiteks lasin teha minu vanaema bluusist selline kleit. Et alati siis on mingi lugu ka riidesemel ja minu meelest väga äge. Siin on minu 1,5-aastase lapse riided, et siit alt ta ise teeb valiku ja siis üleval riiulil on veel mõned sellised varuriided. Et pole vaja liiga palju asju. Kutsume siis siia ette tooridele kõigepealt siis selle inimese, kes viimases videos oma kodu paljastas, Katariina Papp, kes on siis Lohusalu Poolsaare loodusseltsist ja ka Rocca al Mare kooli õpetaja ning kelle jaoks on vähene jäätmete tekitamine lausa elustiiliks. Ja meil on siin ka Jaanus Saat, Lääne-Harju vallavanem ning Harri Moora. Palun. Ja ma annan Katariinale ja Jaanusele ka ühiskasutatava mikri 2 peale. Ma kohe küsin. Ja siis, kuna meil salvestatakse, siis on tähtis, et just mikrisse räägiks. Niimoodi. Aga enne kui ma lähen meie arutelu küsimuste juurde, ma näitan ühte tabelit, kui see tabel kohe tuleb ette siia, kus siis on selline, küsisime siis seminaril osalejatelt, milliseid tegevusi nad jäätmetekke vähendamisel teevad ja tulemused peaksid olema siin. Kui te vaatate, siis kõige rohkem inimesi, 36, kasutavad korduvkasutatavat poekotti ja ka sorteerivad kodus vähemalt 2 eri liiki jäätmeid ja siin ostavad ka läbimõeldud, püüavad teadlikult vältida üleostmist ja raiskamist, annavad oma rõivaid taaskasutusse, siis vähem inimesi siin kasvatab oma toitu, see mõistagi, kes elab kuskil kortermajas, väga kasvatada võib-olla ei saa, ja veel vähem inimesi ostab rõivaid ja esemeid pigem taaskasutusest ja väldib teadlikult ühekordseid asju, et pigem ikkagi ühekordseid kasutatakse ja väga vähe inimesi kasutab oma taarat toitainete ostmisel, nagu Katariina seda tegi. Harri, kuidas sulle tundub, kui vaadates seda videot, mis Katariina näitel oli ja üldises plaanis, mida inimesed teevad? Et kuidas sa kommenteerid? No ja, et kui me kõik suudaksime elada nii nagu Katariina, siis tegelikult oleks probleem peaaegu lahendatud, eks siin ei olekski rohkem palju midagi mõelda. Probleem on ikkagi see, et jube raske tundub see meile. Kas see on raske või ei ole, see on ju, seda muidugi võiks küsida inimese käest, seda ise teeb. Ma olen ka proovinud, aga ega see väga lihtne ei ole, see on väga niisugune psühholoogiliselt problemaatiline teema ja tegelikult lähebki sinna suunas ja just mis puudutab tarbimist, siis tegelikult peamiseks probleemiks on see, et me võib-olla nagu kompenseerime seda kunagist vähese tarbimise võimalust. Ma ei tea, kuidas sinu puhul oli, kas sa pidid ka käima mingisuguse tarbimise hulluse läbi ja siis kirgastuma, aga üldiselt see kipub nii olema, et ühiskond ka, ta peab mingisuguse hullused nagu läbi tegema, et enne kui mõista, et see on probleemiks, ja kuna meie oleme oma tarbimis kurvi alles all esialgu, siis siit on jube raske hakata käsipidurit tõmbama inimesele öelda, et kuule, me peaksime kuidagi hakkama nüüd
nagu säästvamalt ja vähem tarbima, nii et see on väga-väga raske küsimus ja sellele nagu head lahendust siiamaani ei olegi olemas, nii et ma hea meelega kuulaks kohe ka isegi. Ja enne kui ma Katariinalt küsin, ma küsin vallavanemalt, et kas nüüd peaks andma Katariinale Lääne-Harju rohelisema kodaniku tiitli? Ja kindlasti, et täiesti uskumatu, kuidas inimesed elavad. Et meil on ikka vähemalt, kui ma ennast mõtlen ja ma lähedasi oma sõpru, et kuidas inimesed elavad ja kuidas tegelikult saab elada puhtama elukeskkonna nimel, siis tõepoolest müts maha sinu ees, Katariina. Aga nüüd küsime Katariinalt, et miks sa siis seda teed, miks sa elad niimoodi? No nagu te videost ka nägite, siis mul on ju lapsed, et kõige suurem põhjus võib-olla ongi see, et ma ei taha enda koju esiteks neid ohtlikke aineid nagu tervise pärast. Teiseks ma ei taha enda koju nii palju asju, sest mul on siis endal lihtsam, kui mul neid asju ei ole nii palju. Ma ei pea koristama nii palju, ma ei pea tolmu võtma nendelt asjadelt. Ja mis ma tahtsin selle tarbimisulluse kohta öelda, et jube hea on poodi minna, kui oled võtnud vastu selle otsuse, et ma ei osta midagi, mida mul ei ole tegelikult vaja, et võtan ka selle piima ja selle, siis on nagu hea minna, aga ma tean, et see tuleb nagu väga kiiresti tagasi. Mul endal ka, et vahest jälle lähed ja äkki ikka oleks midagi vaja, kui see mõte juba on, siis raudselt midagi ostad, mida sul tegelikult vaja ei ole. Ja siis kolmas põhjus on võib-olla see, et ma ka mingi aeg selliste roosade prillidega püüdlikult sorteerisin prügi, kõikidele rääkisin, et peab prügi sorteerima ja siis ma mingi hetk sain aru, et midagi võib-olla sellest on kasu, aga tegelikult kui palju nagu ei võeta ringlusse või nii vähe võetakse ringlusse, et siis ma parem proovin nii, et ma siis üldse seda prügi ei tekita. Aga see on raske jah, selles mõttes, et ma igapäevaselt elan Nõmmel, suvil on mul siin Lõhusalus, et Nõmmel ma saan käia seal Nõmme turul ja võtta oma karbid ja lähengi lapse vankriga, kõik need karbid on seal vankri all ja olen nagu endale mingi süsteemi loonud, et nii ongi ja kui tahan tagasi tulla spontsikuid osta, aga karbid on otsas, siis ma ei osta spontsikuid. Aga ma saan aru, et jah, ühesõnaga see on keeruline, kui sa ei ole võib-olla selline fanatt sellise koduse kasvatusega, mul on ka see, lapsest saati on ju, olen kõike seda teinud ja aitäh emale isale. Võtame ühe tabeli siia juurde, et mis võib-olla motiveeriks natukene. Raha on jah veel üks teema. Inimesi, et kui siit on ikkagi selgelt ju näha, et sa oled siin mõned numbrid kirja pannud, et kuidas sa seda tabelit kommenteeriks, kohe vaatame. Ja esiteks üldse, palju sul aega võttis, et selline süsteem tekitada, see on ikka meeletult süsteemne ju sul. See ei ole midagi juhuslikku. Jah, selles mõttes, et kõike korraga ei saa, et see on nagu tasapisi tulnud, on ju. Et ütleme, mis aega võtab, on nende, ma ei tea, just tegin hiljuti nõudepesu või seda pesupesemisvahendit ise. Et ma võtan selle ette, on ju, pool tundi teen ja teengi, ma ei tea, mitmeks kuuks, on ju, et samas ma ei pea jälle poodi minna, et näe, pesuvahend sai otsa, et kust otsast võtta nagu ajakulukas või. Ja ma ei tea, et kalts see tekib ju kõikidele, et asi see siis panna see, lõigata korra, rebida katki ja panna sinna kuhugi karpi ja siis, kui midagi läheb maha, võtad sealt. Ja lihtsalt ei osta seda paberit. Et kui see on, nagu ma seal videos ütlesin, kui see on, siis on jube nagu, ise ma võib-olla võta, aga mees kindlasti võtab selle paberi. Aga räägime siis rahast, et palju sa lisaks keskkonnale siis raha säästad? Seda raha on suht keeruline, oli mul ikkagi kokku arvutada, aga me ju kõik mõtleme rahas, et siis ma midagi pidin nagu sinna panema. Et kõige suurem kokkuhoid, mis mul endal tuli ka üllatuseks, olid need samad mähkmed, et kuskil 2000 eurot. Ja kui ma nüüd saaks veel 3. või 4. lapse, siis läks veel nagu odavamaks või säästlikumaks, sest need samad mähkmed ju jäävad. Ja mis siin veel on? Need kõik kodukeemia asjad on ju, et palju see äädikas ja sooda ikka maksab.
ja selles mõttes ma ei tunne, et mul oleks kuidagi kodu must, et ma pean selles osas järeleandmisi tegema, et täpselt sama hästi töötab. Et miks ma siis pean esiteks, või kõige suurem põhjus selles ongi, et ma ei taha nagu mürgitada enda tervist ja enda laste tervist, et on siin küll uuringuid tehtud, et kui lased mingit seda kemikaal või mingit, ma ei tea, vetsupuhastusvahendit, et siis sel hetkel on sinu toas saastatum õhk kui kuskil Tallinna kesklinnas. Et kui ma saan nagu teistmoodi, siis... No enne kui me edasi läheme järgmiste teemadega, veel viimane soovitus Katarinalt inimestel, kes siin on, mis on see kõige esimene, kõige lihtsam asi, kuidas oma kodus jäätmeteket vähendada? Vältid või võimalusel siis, kui on võimalus, siis osta oma taarasse, mis üks asi, mida kõik saavad kindlasti teha, on see, et eriti kui see koroonaaeg oli, siis ju toitu osteti koju. Miks mina ei lase koju tuua toitu, sest siis ma tean, et see tuuakse mulle mingis pakendis, mida ma pean jälle midagi sellega tegema, aga siis mina alati helistangi, et ma tulen sushit lähen ostma, tulen oma karbiga. Et ärge siis nagu ära pakendage, et ongi pitsat käisin seal oma või abikaasa seda teeb. Samas siin tabelist me nägime, et see oma taaraga ostmine on ikka kõige väiksem nii-öelda. Kes see nagu, no tõstke käsi, kes on oma karbiga pitsat ostmas käinud? Või selle peale mõelnud? See ei tule nagu selle peale. Aga siis tasapisi on ju, vahet tahad neid pakendeid vähendada, siis mõtled, oota, kui sa pitsat jälle tood selle karbi koju. Mine siis juba selle sama karbiga. Mina ei ole läinud, mees on läinud. Ma küll esimene kord, kui ta läks, ma mõtlesin, et ma küll ei julgeks minna, aga mees õnneks julges. Et kui tahtmist on, siis on võimalus teha. Ja mulle tundub, et nagu, kui me alguses oma perega nagu rohkem seda pakendivabat teemat hakkasime praktiseerima, siis oli võib-olla müüjatel natuke sellist, et kilekott on ju tasuta, mis sa siin oma karbiga teed, on ju, sellist suhtumist. Ja mõni laas ütles, et ei saa oma karpi, aga siis jälle Selveris mul just oli, et tahtsin kalaletist oma karpi, kalaleti tädi ütles, et ei saa ja läksin kõrvalletti lihaletti, palusin hakkliha ja siis see teenindaja siis rõõmsalt andis selle hakkliha mulle, et siis kalaleti tädi oli natuke pahane, aga et ühesõnaga mulle tundub, et see hakkab nagu muutuma, et kui ma turul käin, siis küll ma saan allahindlusi ja küll kiidetakse mu ilusaid neid võrkkotte ja et natuke nagu räägitakse sellest rohkem, aga võiks veel rohkem. Aitäh sulle, lähme edasi nüüd natuke teise teemaga, ehk siis ikkagi, kuidas me saaksime Lääne-Harju vallas sellist ringmajandust ja ka jäätmemajandust paremini arendada ja vaatame ühte huvitavat kaarti, mis on äsja valmis saanud interaktiivne kaart, kus on siis näha kõik erinevad avalikud jäätmekogumispunktid, aga ka veebipõhised taaskasutusgrupilt ja kõik erinevad liigiti kogumise konteinerid samuti, et kui seal nüüd klõpsata peale, kohe tuleb see. Nüüd vallavanem Jaanus saad, et kuidas kommenteerite, mis asi see on, miks see vajalik on ja miks see tehtud on? Ja, et meie keskkonnaosakonna eestvedamisel on tõepoolest selline kaart valminud, et siin võib tekkida küsimus, et tegelikult on olemas ju ka selline leht nagu Kuhu viia, aga sellel Kuhu viia, et seal ei ole seda juures näiteks neid Facebooki gruppe, mis meie vallas ka siis tegutsevad näiteks või siis neid kogukondlikke toidusalusid või siis neid kogukondlikke kompostreid. Et see leht hakkab meil jooksvalt täienema ja tõepoolest siin oli alguses ka juttu sellest, et meie vallas täna ei saa ära anda riideid, et sellist kogumiskohta ei ole, aga mida mina võin näiteks enda pealt öelda, et kus minul ei teki kuidagi niisugused üleliigsed riided, et kui mul need tekib, siis mina viin näiteks need tugikeskusesse, meie vallas on selline tugikeskus, kus elavad siis inimesed, kellel neid riideid läheb vaja, või siis kasutage kindlasti punast risti, Paldiskis on punane rist olemas, et sellist riide kogumiskasti just see on täiesti minu isiklik seisukoht, aga mina isegi võib-olla ei näe täna, et seda vajadus peaks olema, et sest need riietele saab tõepoolest anda ise uue elu, et mina jagan ka oma tuttavatele neid riided edasi. Aga kuidas te tunnete, kas praegu nüüd Lääne-Harju vallas on
jäätmeringlus hästi korraldatud või võiks kuidagi paremini korraldada? Meil on tohutult arenguruumi, et meil on väga palju arenguruumi ja üks mõjupõhjus siin on ka selles, et peale haldusreformi 2017, et kui meid sunniviisiliselt kõiki kokku pandi, siis oli ka hea näide selles, et ainult ühes omavalitsuses, kes kokku pandi, oli keskkonnanõunik või ametnik, kes tegeles keskkonnaküsimustega, et see oli selgelt näha, tegelikult need teemad ei olnud veel mõned aastad tagasi prioriteetsed ja nüüd me alles olles üles ehitanud seda uut valda ja tõesti täna võib öelda, et me hakkame esimesi tulemusi nägema. No väga-väga põnev. Hakkame siit siis edasi minema. Siin on nüüd näha ka kõigepealt jõudis meil see kaart ka siin lahti minna. Ja tõesti siin on jäätmejaamad, toidusalud, second hand võimalused, kogukondlikud kompostrid, kõik on näha. Harri, kuidas tundub, et kui on selline kogukonnapõhine, vallapõhine kaart olemas, kas see aitaks nagu parendada seda? See on esmane asi, nagu ma enne ütlesin, et kogu minimaalne asi, mida omavalitsus peaks tegema, pakkuma informatsiooni ja mõistlik oleks seda teha ikkagi innovaatiliselt, uudselt ja tegelikult ma olen samasuguse ettepaneku teinud Tallinna linnale midagi sarnast teha, kus oleks ka kingsepad ja kõik muud tegelased peale, et natuke midagi enamat, mida kuhu viia, mis on natukene staatiline informatsioon, inimesed eriti sellistes võib-olla väljaspool suurlinna, tegelikult seal tekib neid kogukondlikke initsiatiive, võimalusi, miks mitte ka näiteks me olime Paldiski linnas ja tõesti ei olnudki võimalik suurt purki kuskile panna, sest see õnnetu pakendikonteener on väikse aukesega seal, tegelikult see oleks omavalitsusel kerge tegelikult muuta, et sinna saaks panna. Aga tegelikult me leidsime võimaluse, et neid purke on võimalik anda kellelegi teisele, kes need saab korduskasutada, eks ju. Ja need viisid ehk siis tekitada sellisele platvormile, koondada seda infot, seda saabki teha nagu siis ikkagi kohalikul tasandil. Ja kui ma seda niiviisi esimese pilguga vaatan, siis ma küll, kui te lubate, teen Tallinna linna peale näite, vaatake, et hea näide, et võtke snitti, et mitte ei pea alati teistpidi olema. Nii et siin tundub küll, et see asi läheb õiges suunas. See on väga tore, et sa tõid selle sniti võtmise. Kas siin on küsitud ka siin, kui me vaatame siin, mul on terve hunnik küsimusi siin, Kairi Laulasmaalt küsib, et kas on mõni näide mõnest omavalitsusest, kellelt tasuks snitti võtta hoopis Lääne-Harju vallal, kus seda ringmajandust ja ka jäätmemajandust eeskujulikult viljeletakse. On mida? On. Jah, sinult küsin. Äkki sina tead laiemalt? No ma ütlen, et ütleme siis klassikalises jäätmekäitluses on tihti ikkagi Tallinn olnud see, kes on neid nii-öelda mudelid testinud, läbi mänginud. Seesama biojäätmete liigiti kogumine Tallinna linn on ju viimast 15 aastat teinud peaaegu ainukese omavalitsusena ja neil on kogemusi selles suhtes ja nad saavad võib-olla teatud asju ka läbi suruda, aga ma loodan väga, et ka õiguslikul tasandil nad saavad lobistada, et tekitada olukorda, kus omavalitsustel oleks rohkem võimalusi. Aga väikestes omavalitsustes on jälle teised võlud või head viisid, ehk seal on see initsiatiiv ja see kohalik võim on tihtipeale palju lähemal. Ja ma näen ka teie puhul seda võimalust, et näiteks nagu Tartu linnas ma tõin näite, need paranduskohvikud, paranduskeskused, et Tartu linn on tõesti selles suhtes täna väga selge lipulaev ja ma soovitan küll nendelt võtta nagu snitti sõna tõsises mõttes sellise teema arendamisel, aga ma võin ka öelda, et teil on olemas inimesed, initsiatiivid, kes seda lükkaks käima, et tegelikult need on olemas, et siin oleks lihtsalt see vorm, mis sobib kõige paremini, tuleks välja valida ja mõistlik oleks vaadata, kuidas teistes omavalitsuses need asjad käivad, need mudelid on tihtipeale sarnased, ei ole mõtet päris ka nagu sellist jalgatast hakata leiutama. No samas Harri ise ütles ka seda, et üldiselt ikkagi Eesti süsteemide mõjul omavalitsuste hoovad on ikkagi suhteliselt väikseks tehtud ja ka jäätmekäitlejate roll on väga suur, et ma ei tea, Jaanus, kuidas teil on, et kas on teil võimalus miskit suurt arendust ära teha siin üksi oma Lääne-Harju vallas, kui süsteem ja see praktika on hoopis teistsugune? Jah, eks ta tegelikult on pidev võitlus nii-öelda erinevate osapoolte vahel selle jäätmevedajatega ja nii edasi, aga kui me räägime siin näiteks paranduskohvikust, et ma võin tõesti tuua meie valla ühe asula, Klooga asula, mis on nii-öelda eeskujuks, kus esimene selline paranduskohvik hakkab tekkima, vald annab sinna ruumid, et
ja läbi sellise eeskuju ma arvan, et need asjad hakkavad ka tekkima meie valla erinevatesse teistesse piirkondadesse. Selle paranduskohviku kohta siin oli mitmeid küsimusi ja Risto Kloogalt küsib ka, et asjade parandustöökoda, et ma ei tea, kas see on kuidagi sellega seotud? Ka jah. On jah, et hakatakse tegema, et nii nagu Tartus varsti on siin vallas olemas. Ja see inimene, kes seda eest veab, on siin saalis ja võib kindlasti seda kinnitada, et seda hakatakse tegema. Ta levitab meile, kus ta on, väga hea. Nii, väga hea, no hakkab arenema, asi hakkab otsast arenema, aga kui me nüüd räägime, siin on ka näiteks küsimus Ingrid ja Margus Laulasmaalt, kuidas võiks ideaalselt välja näha biojäätmete käitlemine Lääne-Harju vallas? Et siin on ka mitmeid nagu küsimusi selles vallas, et küsitakse ka avalikke kompostreid ja selliseid asju. Kas sellisel teemal on mingisugused arendusi plaanis? Ja, et meil on tegelikult juba osadesse piirkondadesse paigaldatud sellised avalikud kompostrid, mida ka siis siin videos oli tegelikult näha, eks, et mis ka toimivad. Aga eks nende biojäätmetega tegelikult keeruline on, kuigi mina ise elan Paldiskis, seal eks ole, meil on biolagunevad bio-nii-öelda konteiner olemas, aga mida ma ise näiteks ka näen, et ma käin aeg-ajalt ühes kohvikus nõusid pesemas, puhtalt täiesti tasuta oma sõpradele, tuttavatele abiks ja ma näen seal, kuidas need biojäätmeid tekib. See on tohutu koguseid, eriti peale cateringi, aga seal on hästi hea süsteem, eks ole, et see kanatädi tuleb, viib selle ära kohe täiesti hommikul, eks, et meil vallas, ma arvan, et ka siin Laulasmaa piirkonnas peaks olema, sest kunagi oli üks kanatädi, et kuidagi viia need osapooled kokku, et need kanatädid ja biolaguned, biojäätmete nii-öelda tekitajad. Harri, tahtsid täiendada? No mulle see meeldib see idee, aga ma ei taha eriti, ma tean, mida selle peale arvavad teatud ametnikud arvavad. Tegelikult ju sa võid ainult koduses oma jäätmeid, kui nad sisaldavad liha, kompostida. Kui sa oled näiteks mingisugune restoran või nii-öelda juriidiline isik, siis teoreetiliselt ei või liha sisalduvaid toidujäätmeid üldse koha peal kompostida. See on nüüd ütleme natukene selline õiguslik kiuks. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes kõige olulisem on toidujäätmete vältimine. Mulle väga meeldib see vältimise teema ja tegelikult see on esimene asi, aga kui need jäätmed tekivad, siis peaks ikkagi süsteemselt lahendama ja ma kujutan ette, et siin eriti siin Lääne-Harju vald on hea näide sellisest, kus meil on ikkagi niisugused tiheasustuspiirkonnad, linnad, paljudel linnas on üks linn, aga siiski selline klassikaline tiheasustuspiirkond ja kõik muu on hajupiirkond, et selles mõttes kodu kompostimine on kindlasti mõistlik. Seda tsentraalse kompostimise uba on see, et kui ta tekib ikkagi palju keskselt ja tegelikult tsentraalsel kompostimisel on jume just ka sellepärast, et tegelikult sa saad selle väärtuse paremini kätte ja sa tegelikult tekitad vähem keskkonnamõjusid. Ma tahan ikkagi veel natuke südametunnistusele koputada, et kui te teete kompostimist kodusel teel nagu mina, siis see suure tõenäosusega tekitate ikkagi väga suur keskkonnamõju. Ja selles pärast omavalitsus, ma näen, et siin 2 aasta pärast omavalitsused peavad väga oluliselt ja selgelt mõtlema, et kuidas siis tsentraalselt kompostimist korraldada aia ja ka haljastusjäätmed, toidujäätmed ja ma näen praegu, et jäätmekäitlejad ei taha seda teenust kuidagi hakata pakkuma, aga 2 aasta pärast on see kohustus ja ma näen, et ainuke võimalus on omavalitsused ise hakata tegema, nii et selles suhtes peab hakkama täna juba planeerima, et tekitada see võimalus ja toidujäätmete liigiti kogumine ja kompostimine või siis anaeroobne käitlemine, tegelikult see on väga suure potentsiaaliga, keskkonnamõju vähendamise potentsiaaliga valdkond, et me oleme ikkagi praegu nad visanud valdavalt segaolmejäätmetesse ja meie uuringud näitavad, et ikkagi sõltumata sellest, kas inimene elab eramajas või mitte, ikkagi see biojäätmete või toidujäätmete kogus on suhteliselt suur, mida ta sinna segaolmejäätmetesse viskab. Nii et seda peaks sealt küll kindlasti esimese jäätmevoona hakkama välja võtma ja leidma talle siis kõige optimaalsema lahenduse. Enne kui me läheme nüüd edasi pakendijäätmete ja liigiti kogumise peale, Katariina, sina ka, kuidas sa sellisesse avalikku biojäätmete kompostimisse suhtud? Et kuidas see võiks kogukondlikult olla tehtud? Ma ei tea, ma kompostin on ju kodus,
ma tahaks rohkem teavitustööd või nagu selgitustööd. Mulle tuli näiteks, mina ju keskkonnateadlane kui selline ei ole, lihtsalt tavatarbija. Minul on täpselt samasugune komposti hunnik, Harri, nagu sinul, selline lahtine. Teeme koos korda, ma pean ka korda tegema. Täiesti jube ja mina ökohull on ju, mulle, ma ei saa öösel magada nüüd, kohe saadan. Sul on võimalusi parandusi teha nüüd. Aga noh, kui ka näiteks oli see seminar, oli see kompostimise seminar, keegi seal ei öelnud, et ärge sellist lahtist komposti tehke, on ju, et seda nagu ei räägita. No seal tekib anaeroobne olukord ja sa tekitad lihtsalt nii samu gaase, prügila gaase ehk metaani, eks ju, mis tekib prügilas. Nii et kompostimine on tegelikult tõsine töö, see ei ole niisama kuskil hunnikusse visata. Nii et me tegelikult saime praegu ju täna siin veel targemaks ja Katariina sai võib-olla hoopis uue mõtte ja uue tegevuse nüüd, kui ta läheb koju. Abikaasa. Või abikaasa. No väga tore, läheme edasi ja läheme tõesti nüüd nende liigiti kogumise teema poole, et siin on väga palju küsimusi ja muresid ikkagi, millest tuntakse puudust, on nendest avalikest üldse eri liiki prügi äraandmise võimalustest, pakendikonteineritest, avalike pakendikonteinerid on puudu, olemasolevad on pidevalt ületäitunud ja ära peidetud. No nii nagu Harri juba rääkis, et kõik on miskil salakaval moel ära peidetud, ehk siis jah, siin on hästi palju selliseid erinevaid külasid, erinevaid inimesi, kellel on tegelikult täpselt sama küsimus. Täiendavad pakendikonteinerid kaupluste juurde, pakendikonteiner, tundsin puudust pakendikonteinerit. No ühesõnaga, kuidas see asi ikkagi ära lahendada või peame me hakkama ikkagi kuskilt ootama süsteemi muutust riigist? Et kas kohalik omavalitsus saab praegu midagi ära teha? Jaanus? Nagu ma ütlesin, jah, et meil on siin tohutut arenguruumi selles teemas, et aga täpselt rääkis ka selle seisu ära Harri, et kuidas see seis tegelikult on, eks, et aga mida soovitan isiklikult, et ela nii, et sa ei tekita pakendid, eks ole, et võimalikult vähe neid pakendid tekitad. Aga täna ongi tegelikult see, et inimese jaoks peab olema see ikkagi võimalikult mugav, et ta astub sealt kortermaja uksest välja, et tal on nii-öelda see pakendikonteiner siin selle kõrval, eks ole, et meil on siin arenguruumi, me töötame selle nimel, et seda lahendada ja ma loodan, et kuskil järgmise aasta alguseks me saame ka mingisugustest parematest tulemustest rääkida meie valla näitel just. Katariina, tahtsid täiendada? Ma tahtsin öelda seda, et mind häirib see, et inimesed ka tahavad neid pakendeid nagu ära anda, aga jälle see selgitustöö, et mina ka hoolikalt neid pakendeid sorteerisin ja mingi hetk sain aru, et ma olen seda jälle valesti teinud, et kas kõik need, kes neid pakendeid ära anda tahavad, kas nad siis seda ka õigesti teavad, ehk siis kas sellest on kasu. Näiteks mingi aeg tagasi, kui ma sellesse teemasse sukeldusin, sain teada, et kui kanafilee karbilt ei võta pealt ära kile ja viskad selle niisama pakendi prügisse, siis seda ringlusse ei võeta. Kas vastab tõele, Harri? Et ringlusse saab võtta ainult selle kõva karbi ja kui sa ei ole nagu seda kile ära sealt võtnud, siis seal liinil keegi seda ei tee. Siis mina püütlikult ei teinud seda, aga viskasin ikka pakendi sellesse. Et siis ma nagu tundsin, et mind on kuidagi petetud või mul ei ole räägitud. Samamoodi jogurti tops on, et kui sa ei võta seda paberist ümbrist sealt ära ise, siis keegi liinil seda ei tee ja seda ümber töödelda ei saa. Ütle, et see nii ei ole. Ma ei tahaks seda kommenteerida seda valdkonda, muidu teie motivatsioon kukub päris maha. No vot, ja nüüd pärast seda, kui ma teada sain, siis ma viskan nii palju rohkem pakendeid olmeprügisse, sest ma tean, et nagu see videos on ju. Ma nägin väga, et sa ilusti seletasid ka, et kommipaberid on selge see, et need ei lähe. Te võite need panna sinna pakendi konteinerisse ja nad ei lähe ringlusesse. Ja miks keegi ütle seda? Seda võib-olla salvestatakse ka, eks ju, et siis ma ei räägi rohkem sel teemal, aga tegelikult on olukord on jah nukker, et tõesti on nii, et küllaltki suur osa sellest, mis te ilusasti liigiti sinna konteinerisse panete, tegelikult lähevad lõpuks ikkagi suure tõenäosusega põletusse. Ja hea on, et nad sinna põletuse lähevad, need kuskile mujale ei lähe muidugi, aga lihtsalt see on juba jällegi selle süsteemi viga ja ka rahastusmudel, ehk see tegelikult see parendus peaks tulema kuskil riigi tasandil või mujal. Aga muidugi omavalitsus ega muud üle jää, kui survestada neid samu taskutusorganisatsioone ja nendega peab olema väga jäik selles mõttes, et nad muidu
noh, kasutavad kõik võimalused ära, et võimalikult vähe seda konteinerit välja panna ja võimalikult ära peita, noh, räägime lihtsamatest materjalidest nagu klaas, mida on ju ikkagi väga-väga lihtne ümber töödelda. Et kas klaasi osas võiks ikkagi olla selgelt rohkem konteinereid ja neid on ka siit, nendest on tuntud. No kui ma võin kommenteerida, siis rusikareegel on see ja ma soovitan küll väga selgesti seada endale nagu omavalitsuse seisukohalt põhimõte, et kui te räägite pakendi kogumise kohast, mis te tuleb siia kaardi peale ka, siis see koht peaks olema varustatud vähemasti 3 konteineriga. Ja need tegelikult on need kõik kokku lepitud, värvid on kokku lepitud, kõik on kokku lepitud, eks ju. Aga mis me näeme, need taskusorganisatsioonid nagu panevad sinna ühe mingi konteineri väikse augukesega võimalikult vähe ja soodsat materjali kätte saada. See peaks ära lõpetama, et tegelikult pakendi kogumise punkti pead sa ära andma kõiki pakendi liike ja kõiki suurusega ja rusikareegel on see, et klaas peaks eraldi olema, sellepärast, et kui see klaas läheb segapakendiga, kõik läheb segamini, see käitluse käigus puruneb sinna ja ta tegelikult rikub, nii ise ta rikub selle kvaliteedi enda jaoks ära, ehk siis teisese klaasitoormena, kui ka kõik see muu läheb selliseks klaasipudiks sinna vahele. Ja tulemuseks on see, et need kokku kogutud pakendijäätmed ongi nii kehvad, et nendest ei olegi enam midagi palju teha. Nii et jah, et klaas, ütleme segapakend, plast, metall, joogikartong ja papp ja paber peaks, see on see minimaalne tase, mis ma arvaksin, peaks olema nagu iseenesest mõistetav, et igast pakendi kogumispunktis niiviisi neid liigiti kogutakse. Jaanus, kas on omavalitsusel võimalus nõuda taaskasutusorganisatsioonilt, et pange niimoodi need konteinerid, pange sinna kohta, pange nii palju, et kas on mingisugune hoob olemas? Jaa, nõuda saab alati, et alates 2019. aastast me vaidleme selle lepingu üle, eks ole, ja meil on siiamaani teatud lepingud sõlmimata, sellepärast et me ei saa kokkuleppele, et see organisatsioon surub meile ühte peale, eks ole, meie näeme, et see ei ole meie kohustus, eks ole, see, nagu Harri ütleski, et kõik võimalikud kohustused antakse omavalitsusele pannakse, eks, ja õigused on siis nendele, eks, et meil on tõepoolest väga tulised vaidlused ja nendega olnud juba alates 2019. aastast, eks, aga me loodame, et me siin lähikuudel saame ikkagi mingisuguse kompromissi ja me saame selle süsteemi endal korralikult toimima. Mismoodi te seda siis proovite saada? Et lähete lihtsalt astute kanna peale või mis arengud seal ikkagi on praegu? Läbirääkimiste tulemusel, eks ole, et me lõpetame võib-olla ära selle kirjade saatmise üksteisele, kus me pillume üksteist, et kutsume laua taha ja ennem sealt ruumist ei lahku, kui lõpptulemus on käes, eks, et see on väga huvitav, see on väga põnev. Muud moodi ei saa lihtsalt. Et mis sa arvad, Harri, sellest? No tegelikult jällegi tasub vaadata, kuidas teistes riikides on see kokku lepitud ja nendel on kohustus koguda. Pakendiseadus ütleb väga selgesti, et see kohustus neil on ja omavalitsusel on jällegi kohustus seda korraldada, eks ju. Ja nüüd ongi see küsimus, et kumb peale jääb, aga see on tegelikult selgroo küsimus. Nad on, ma ütlen, et pakendi taskutusorganisatsioonid on mõnes võrra võib-olla kasutanud seda omavalitsuste pehmust ära ja selle peal liugu lasnud ja selle peaks nagu selles mõttes ära lõpetama. Mõnes mõttes on hea, teil on piisavalt suur territoorium. Muidugi nad tahaksid jubedalt koguda suurtest linnadest, see on neile kasulikum ja hajaasutus, nad vihkavad seda, nad ei taha hajaasutuse peale kohe mõeldagi, sest see on jube kulu kõigi asjale ja sellepärast nad üritavad optimeerida nii palju kui võimalik, aga neil kohustus on ja ega siin muud üle ei jää, kui kasutades ära seda tänast tegelikult positiivset imidžit, mis on tekkinud, ehk siis ühiskonna toetust ja võib-olla neid asju ka lasta nii-öelda natuke avalikkusesse ja meediasse, sest et üks asi suruda nüüd vastu seina koosolekuruumisse on väga hea mõte ja ma arvan ise nii peaks ka tegema ja ma võin appi tulla, kui vaja on, eks ju, aga ust väljaspoolt kinni hoida, aga teine asi on see, et tegelikult avalikkus ja imidž on tegelikult üha rohkem hakanud mängima rolli ja oleks mõistlik võib-olla seda asja ka hakata nagu üldisemalt tõstatama seda küsimust, sest omavalitsused, nad pigem löövad käega, lasevad minna, peaasi, et see asi kaelast ära saada ja siis ongi nii, et inimeste nagu mugavus ja õigused kannatavad ja omavalitsus, nii nagu ma esimese 2 slaidiga üritasin öelda, tegelikult omavalitsus peab võitlema selle nimel, et see teenus oleks võimalikult hea ja mugav tema nii-öelda kodanikule. No sa, Harri, rääkisid seal oma ettekandes ka teemast, et ikkagi mis juhtub erinevate sorteeritud prügiliikidega, et siin on selle kohta oli ka küsimus, et siis mis siis juhtub Lääne-Harju vallas kogutud sorteeritud prügiga edasi.
et kas see, kui ma ikkagi ilusti liigiti sorteerin, kas sellest on nagu reaalselt kasu kõigest või siis ikka mõnest asjast väga ei ole? No ma arvan, et ma olen küll selline, ma olen niisugune pessimistlik optimist, aga täna ma pigem pean hoidma sellist optimisti ja eriti kui ma vaatan siin oma paremal käel olevatele, kuidas on võimalik teha, siis ma arvan, et see on nagu selline oluline, et me teeksime neid asju jätkuvalt, sõltumata sellest, et siin võivad olla mõningad tagasilöögid, me ei tohi nagu alla anda ja seda tuleb teha, sest et eesmärk on ikkagi, et asjad paremaks muutuvad. Kui täna võib-olla tõesti nad kõik ei lähe ringlusesse, siis kui me selle nii-öelda pettume klassikaliselt eestlase moodi, siis ma võin tagada, et see süsteem läheb ka aina kehvemaks, aga kui me ikkagi ajame seda joru ja üritame seda asja ikkagi parendada, siis asi läheb paremaks, ega siin mingit muud võimalust ei ole. Katariina. Jah, mul tuli ka nagu see mõte, et kui mina nende pakendi või nende jäätmekäitlejatega suhtlesin, siis ka mulle öeldi, et sellepärast me palume kõik pakendid panna pakendi konteinerisse, et siis inimestel tekiks mingisugune harjumus ja siis äkki 10 aasta pärast äkki siis me juba oskame seda kommipaberiga midagi teha. Aga ikkagi ma tunnen ennast haavununa, et mul ei ole keegi nagu öelnud seda ja siis mina tegelikult ka siis ikkagi ei pane seda kommipaberit sinna pakendi konteinerisse, et ma ei tea, aga äkki sorteeriks seda, mida saab ümber töödelda või ikkagi tekitada siis neid harjumusi. Ja mul on üks küsimus veel selle klaasi kohta, et minul Nõmmel on see segapakendi kott ja sinna ma võin panna kõike klaaspakendi, paberpakendi, plastikpakendi, kõik, mis on pakend. Et mis siis selle ettevõtte huvi on, et nad selle klaasi ka sinna segapuntrasse endale tahavad ja paberi. Kotisüsteem on mõnevõrra lihtsam, kuna seal ei teki nii-öelda seda kokkupressimise efekti nii palju, et see oleks võib-olla tõesti mõistlik, kuigi mina ikkagi arvan, et kerge ja raske fraktsioon peaks olema eraldi ja tegelikult meil nõukogude ajast saadik on harjumus klaasikonteinerid omada ja mõistlik oleks need nii-öelda kokkukandepunktidena need klaasikonteinerid tekitada, sest et siis on võimalik siis seda nii-öelda kerget materjali kotiga koguda, aga probleem on see, kui see pannakse kõik ühte kokku suurde konteinerisse, siis tuleb auto, pressib selle kokku, siis on see garanteeritud, et see klaas on tükkideks kõikidel selle muu plasti ja muu vahel, ja siis on seda väga raske sealt hakata kätte saama ja tekibki lõpuks olukord, kus see kokku kogutud materjal on kehva ja see kvaliteet iseenesest juba takistab selle ringlusse võttu. Mitte ainult see, et võib-olla selle konkreetsele materjali võib olla turgu, vaid kogu see materjal, see süsteem, kogumissüsteem rikub selle ära. Piisab ka sellest, et mõni su naaber, kes on ignoranti, viskab sinna veel kõige otsa mingisuguse jogurti ja muu sodi veel, siis on see konteiner garanteeritud, et on kõik nässus. Ja selles mõttes on väga vähe tõenäoline, et sellises klaasi eraldi kogumise puhul, üldiselt kui klaasi koguda eraldi konteineriga, siis see kvaliteet on päris hea ja me sealt saame edasi liikuda isegi Saksamaa süsteemini, kus sul on eraldi lausa valge klaasi jaoks, värvilise klaasi jaoks eraldi, ärme sellest praegu veel isegi unista, aga see on ülioluline tegelikult, et seda materjali edaspidi siis tegelikult võimalikult suures protsendis ringlusse võtta. Kui ta on segaklaas, siis ta ringlusse võttu võimalused on kohe madalamad. Need seal on terve rida tehnilisi teemasid, aga neid peab arvesse võtma, et seda süsteemi üles ehitada, aga seesama 3 miinimum kogumine oleks mõistlik kindlasti ikkagi rakendada igal pool. Ma küsin siia vahele, et kas näiteks Lääne-Harju vallal sellise superrohelise vallana tulevikus oleks võimalik näiteks sellest Eesti puudulikust süsteemist üldse kuidagi minna hoopis teise suunda, et näidata eeskuju ja niimoodi, et Eesti riik tuleks kaasa või võtta mõni Põhjamaa näide aluseks ja minna sinna. Ma ei tea, Jaanus, kas te olete planeerinud, nagu Tallinn tegi omad süsteemid, mis ära lõigati, et mingit oma keskust, oma süsteemi, oma sellist lahendust sellele jäätmekäitlusele? Nii kaugele me tõesti pole jõudnud, et me oleme oma lahendus hakanud välja mõtlema, aga me osaleme Rohetiigri programmis oma ainsa omavalitsusena Eestis ja äkki me sealt saame innustust, et midagi ise ellu viia.
on võimalik, ma ei tea, Harri, et no õiguslikult on, nagu ma ütlesin, Eesti kõige narrimas olukorras, et tõesti keskselt nagu omavalitsus ei tohi üldse midagi teha, ei tohi isegi korraldada seda keskselt, rääkimata sellest, et ta võiks nagu füüsiliselt näiteks ise koguda ja teha oma ettevõtte, mis teeb seda nii-öelda in-house'ina ise ära, nii nagu väga paljudes teistes Euroopa Liidu riikides tehtakse. Aga ma näen, et teatud jäätmevoogude puhul võib juhtuda see olukord, kus ongi sunnitud hakata ise tegema, sest et seesama kompostimine. Ma ei näe praegu, et erasektor väga tuleks vastu ja oleks valmis nagu kompostimist teil siin koha peal korraldama ja hea meelega veaksid seda kuskile teisele poole ja Lääne-Harju vald on selles mõttes kehvas kohas, et kõik see jäätmekäitlusvõimekus on teisel pool Tallinnat, et tegelikult see vedamise distantsi küsimus toob ka lisakulud. Nii et mina küll, mis mina soovitan, on nagu vaadata natukene siin kohapeal ringi, kas oleks kohalikke jäätmekäitlejaid, just nimelt kohalikke ja see on jällegi ringmajanduse ideoloogia üks osa, et tekitada neid selliseid sümbioosseid kokkuleppeid, koostöövorme. Äkki oleks teil võimalus ikkagi mingisugused jäätmekäitlus vähemasti eeltöötlusena teha ka siinpool ära, sest et sellega ühelt poolt hinnast võidab ja teiselt poolt tegelikult soodustab ka sellist kohalikku nii-öelda ettevõtluskeskkonda, et suured jäätmekäitlusmonopolid võib-olla nad on head, nad lahendavad suuri probleeme, aga võib-olla mingite väikeste probleemide puhul, mille vastu neil huvi ei ole, on mõistlik vaadata kohaliku mudeli suunas. Just, Katariina tahab täiendada. Mul on jälle üks küsimus, et mina kui õpetaja, siis me kõik teame, et hariduses kõik algab pihta, et vald kui koolipidaja, kuidas Laulasmaa kooli lapsed praegu täna saavad prügi sorteerida, kas saavad? Hea küsimus, ma hetk tagasi küll tulin sealt, ma tean, et Paldiski koolis saab sorteerida, minu teada ka Laulasmaa koolis saab prügi sorteerida. Või? Kas koolimaja taga on vähemalt olemas konteinerid, näiteks paberi konteinerid, sest teatavasti on jah, väga tore. Ja ühesõnaga, jah, miks ma seda küsin, et koolides ja õppekavades on igal pool see sees, et me peame prügi sorteerima ja keskkonda hoiame, aga siis reaalsus, mis ma olen nagu näinud, on see, et vahetunnis ikkagi läheb paber ja õunasüda lähevad kõik ühte ja just ma küsingi seda paberit, sest paberit tekib koolis ja haridusasutustes nii palju, et see nagu peaks see on nagu nii loomulik, et seda me võtaks ringlusse. Ja küsimus laiemalt siis haridusasutuste peale, et kuidas on teadlikkuse organiseerimine tehtud? Jah, et siinkohal ma peaks küll kiitma meie koole ja lasteaedasid, et mitmed neist on liitunud Rohelise kooli programmiga ja see töö, mis seal koolides tegelikult tehakse ikka, see on väga, väga tugev töö, et kui olen näinud ka ise, kuidas lapsed tulevad oma vanematele tegema märkusi, et miks sa niimoodi teed või see, et aga küll on siin meil tegelikult täna lahendamata see teema, mis saab sellest toidust edasi, mis järgi jääb koolis, et ma tean, et näiteks on meil kool, kus siis lastest järgi jääb söök, eks ole, siis nii-öelda seda ei tohi siis tasuta õpetajad süüa, vaid selle eest peavad nagu õpetajad veel omakorda maksma, eks ole, et seal on nagu kahtlased sellised teemad, et just, et see teema ka, et sa ei tohi seda söögitäid, mis järgi jääb, eks ole, et see on teema, mis meil tuleb kindlasti veel ära lahendada, eks ole, et kuhu see söök ja tegelikult see lõpuks see, mis järgi jääb, et kuhu ta jõuab, kas meil on ka seal mingid kanatädid käivad seal ringi või mis sellest saab, eks, et aga selles mõttes jah, tunnustus meie koolidele ja lasteaedadele, nemad on küll väga hästi selle teemaga kaasa läinud. Küsimus veel selle toiduga läheb edasi, et kas selline toidukao teema ja toidu raiskamise teema näiteks ka, ma ei tea, ettevõtetes, kauplustes, selle lahendamine, kas see läheb ka ringmajanduse alla? No see on üks eraldi valdkondasid, mida Euroopa Liidu uus ringmajanduse tegevuskava lausa eraldi välja toob. Toit, plast, tekstiilid, näiteks on need valdkonnad, ehitus, lammutussektor, mis on need 4-5 erinevat valdkonda ja sellepärast ma selle toidu teema tõin välja, kuna see on minu arvates nagu, kui eestlasel läheb üldse viimasel ajal mingi asi läheb nagu lamp põlema, siis on see tihtipeale läbi toidu ja tervise
ja tegelikult see on iseenesestmõistetav, kui me räägime nüüd näiteks omavalitsust kui toitlustajad siis läbi koolide ja lasteaedade, meil on tasuta, eks ju, koolitoit, noh, see on meie oma, kõigi meie ressurss, eks ju, siis minu arvates see oleks ülioluline, et see teema tegelikult mitte ainult jäätmekeskselt, vaid üleüldse toitumine kui oluline teema, noh, mina küsin oma tütrelt või vähemasti paar aastat tagasi küsisin, et kas sul tekib mingi emotsioon, tal ei ole, tähendab, ma nägin, et kui ta koolis sööb, siis see ei ole talle mingisugune emotsioon, ma küsisin ta käest, pidin teda trügima iga õhtu küsima, kuidas ta sellest tunnetab, see on nagu niisugune on ja ei ole asi, noh, me ise võib-olla mäletame, see koolitoidu teema on, et selline kiiresti lühike vahetund joostakse ja süüakse, kui süüakse, aga siis juhuslikult oli võimalus Euroopa koolis Brüsselis käia, seal tehti see teema nii mõnusaks ja oluliseks lastele, et esimene asi, mida ta rääkis õhtul, kui ta koju tuli, hakkas rääkima, mida ta sõi, mida nad tegid, kõik see teema, mis tegelikult on osa sellisest toidukultuurist üldisemalt ja mis minu arvates on nagu ülioluline, mis peaks olema iseenesestmõistetavalt integreeritud sellisesse haridussüsteemi ja see toitlustamine peaks sellele nii-öelda panustama sellele, hea näide on ökokoolide või väga hea, tunnustan selles osas, aga üks kool, kus me üritasime ka seda nii-öelda maha müüa, siis seal näiteks õpetaja või direktor ütles, et kuidas me hakkame siin jäätmeid liigiti koguma, meil pole raha, et liigiti kogumise jaoks konteinerid osta. Noh, minu arvates oli selline tobe põhjendus, noh, teises ökokoolis tegid lapsed oma klassiruumidesse ise need prügi sortimise konteinerid. Tegelikult eesmärk ei ole ju tuua ägedaid plastist konteinerid sinna nurka, kuhu kõik viskavad segamini, vaid läbi selle ise tegemise tegelikult seda asja teadvustada ja seal toiduvaldkonnas meie instituut on nüüd läbinud terve rea projekte, näiteks üks, mis alles lõppes on Kokkame koos, kus me tegelikult koolides lapsed kasvatakse enda toidu tegemisse, seletatakse seda toidu olulisust üldisemas plaanis, ka toidujäätmete vältimise, vähendamise võimalusi, nii et need tegelikult need võimalused ja vahendid ja sellised meetodid on kõik olemas. Mina küll kutsun üles, et rohevald võiks võtta selle kätte, näidata tegelikult rohkem eeskuju. Ma ütlen siia vahele veel siin on üks küsimus ka sellel teemal, et Ingrid ja Margus Laulasmaalt, kuidas ja kas saab vald edendada toiduks sobiliku toidu ulatuslikumat väärindamist ja ümberjaotamist, näiteks luues valla kvaliteedimärgise Võrumaal, Saaremaal, Hiiumaal on, mis motiveeriks kohalikke tootjaid rohkem pingutama, tekitada toidu jagamise platvorm või muu selline nii edasi. Jah, paraku siin mängib rolli see ikka see hind, eks ole, see kohalik tootja võib olla tunduvalt kallim kui see kuskilt nii-öelda piiri tagant tulev toit, et noh, Laulasmaa koolis küll tehakse toitu koha peal, eks ole, näiteks Paldiski koolides ostetakse seda teenust sisse, me ostame seda teenust sisse ja seal on määrav on täiesti ju hind, eks ole, et võidab see, kes pakub kõige odavamat hinda ja paraku see täna niimoodi on, et aga see peab nii olema tingimata? Jah, et ta ei pea. Eesmärk on nagu see alus lähtepunkt on teine, eks ju. Võiks kuidagi hakata liikuma selles suunas, et me muudame nüüd ära, eks ole, toome selle kokad kooli, ise hakkame, vald hakkab nii-öelda toitlusta, või seda pakkuma seda toitu, mitte nii, nagu me täna sisse ostame, eks, et kunagi see otsus on niimoodi tehtud, meie seda praegu edasi viime, aga see on jälle koht, kus me saaksime ennast muuta, et ja paraku see on, et see tänane pakkuja, kes ta näiteks seda pakub selle hinnas seda toitu, eks ole, ja lastele see ei maitse, eks ole, noh, oma kooliajast mäletame kõik, et see koolitoit mitte kellelegi ei maitse, aga et seda pakkuda, teha see väga heaks, eks ole, maitsvaks, siis see maksabki palju, et. Ma ühe asja klaariks kiiresti ära, et ei tekiks arusaamist, et kõige parem nii-öelda kooli või lasteaia toitlustamine on see, kui see kokk on sul oma majas seal, see ei pruugi olla üldse kõige parem. See on puhas nii-öelda hangete läbiviimise nii-öelda oskus ja jällegi meil on suur projekt käimas, kus me tahame väga selgesti tuua nagu seda teadmist sisse nendele samadele omavalitsuse hankijatele, et tegelikult ka sellist kooli lasteaia toitu on võimalik sisse osta niiviisi, et ka selle vähese raha eest sa saad rohkem. Ehk siis tänasel päeval ta kipub nii olema, et need hankijad ja ka need teenusepakkujad, nad ei ole lihtsalt, nad ei ole nagu, ei oska kaugemale vaadata, mis on nagu taimne toit, mahetoit, need teemad saab juurde tuua, aga seda peab käsitlema nagu suuremates mastaapides, kui igaüks kool hakkab eraldi tegema. Me tegime ka siin sellesama ringmajanduse projekti raames, me hoomasime, et see on probleemiks, et mahud on väikesed, eks ju, aga need on sellepärast, et need on üksikud hankijad. Kui see asi panna nagu kokku ja planeerida pikalt ette, siis tekib ka kohe tegelikult kohalikke toidutarnijaid, kui nad teavad, et järgmise aasta jooksul näiteks teie vald ostab kõikide koolide jaoks mahetoitu nii suures koguses, siis ma panen juba varakult hankesse, pannakse kirja, siis
ma panen need porgandid maha. Ma saan aru, et seda on vist hankes varem kirjeldatud ka, et peab olema mingi protsent mahedat toorainet. Ma sain info praegu, et on. No vot, aga seda tasub edasi ajada, sest lahendused on täiesti olemas, et tasu nii-öelda jõuetult käed rippu lasta. Ja ma tahtsin lihtsalt ühe ettepaneku selle toidu raiskamise osas. Just paar päeva tagasi näitas AK-s, kuidas on Telliskivis on toidu jagamise kapp ühe restorani kõrval, miks mitte Laulasmaa kooli kõrval, kus siis päeva lõpus ülejääv toit pannakse sinna kappi, Facebookis pannakse kirja, panin sinna, ma ei tea, seaprae või mis täna oli, on ju, ja sekunditega on läinud. Ma ei tea, kas siin on mingid, miks me ei võiks seda teha? On siin mingid õiguslikud. Ikkagi näiteks toitlustusasutuses hakkab ülejääma toit ja see kuidagi ära realiseerida näiteks valla toel. Ma ei tea, kui keeruline. Ma ei tea, kuidas see kapp toimib, eks ole, Tallinnas on hea, see viiakse, need, mis kauplustes tekivad, need viiakse selle toidupanka, eks ole, aga mõtlen, et meie valla näitel jälle, et meil on tõesti Lääne-Harju valla tugikeskust, kus tõesti inimesed ei jõua endale seda süüa osta, et kõik, kui teil tekib sellist toitumist üle jääb, siis palun viige see nendele inimestele sinna. Jah, aga kui see toit tekib üle seal Laulasmaa koolis, siis kõik need, kes vajavad toitu, teavad, et päeva lõpus ilmselt Laulasmaa koolis midagi tekib üle ja see on sealt võtta. Nagu lihtne, ei ole või? See on puhas, see on kohaliku kogukonna initsiatiiv. Siin ma ei hakkakski isegi ütlema, et vald võiks seda teha. Vald võiks võib-olla öelda, et mõni väga agar järelevalveametnik ei hakkaks liiga palju kaikaid kodaratesse viskama, sest seal võib juhtuda see, et see on niisugune hall valdkond. Aga kui see on nii-öelda kohaliku kogukonna initsiatiiv, siis andke menna, see on väga hea. Tartu näited ju näitavad, et täiesti hästi toimib, aga see peab olema kohaliku kogukonna nii-öelda tiival, sa ei saa seda, ma kujutan ette, et Paldiski linna, kesklinna seda teha, see läheks vist nagu käest ära natukene, aga teatud sellistes kogukonna keskustes, kus, ja ma kujutan ette, siin on terve rida, miks mitte siin samas, eks ju, Laulasmaal, saaks seda kindlasti teha. Põnev teema, ma küsin vahepeal, ma proovime kuidagi mõne saalis viibijaga ka, siin on mõned käed, ma tõlgin siis selle küsimuse üle, et see oleks kosta ka pärast videos. Jaa, palun. Just, et siis tegelikult see lõpuküsimus oligi, et tegelikult ikkagi inimestel on vajadus nende konteinerite järgi, riidekonteinerite järgi, et kas ikkagi teete vallas? Jaa, ma tean, et meile kõige lähedam konteiner asub vist Keila Selverist on äkki või? Enam ei asu seal ka, jah? Okei, et jah, kui... Sest ikkagi neid sõelaks kantud riideid tekib. Et on kohti, kuhu sa saad neid terveid riideid anda, aga neid sõelaks kantud riideid või näiteks, ma ei tea, õmblejad on ju, kui palju kanga jääke tekib, mida sa selga ei pane, aga ta on nagu kangas. Aga nende ümbertöötlemine on jälle, ma saan aru, väga keeruline, sest nad enamasti koosnevad erinevatest materjalidest. Ehk siis kas üldse on mõtet neid kokku koguda? Ütleme niiviisi, et kõikides jäätmejaamades on kohustus koguda ka tekstiilijäätmed. Ma ei tea, kuidas, ja ka rõivajäätmed, ma ei tea, kuidas teil ainuke üks jäätmejaam teil on vist, eks? Karjakülas tegelikult saab... Ja aga nüüd peab vaatama, kas see on, ütleme niiviisi, me tegime uuringus ja vaatasime, et alla pooled jäätmejaamad Eestis seda kohustust täidavad, aga me väga ei muretse selle pärast, et kui me edasi uurisime, mis nendest jäätmejaamadest toodud jäätmetest siis saab, siis mis te arvate, kus nad kõik läksid sealt? Prügilasse. Põleti ei võta seda vastu, ta ei taha sellist, see mätsib neil seal kinni. Aga kas riik ei saa nagu ette juba valmistada? Meil tõesti on 2025, meil on sinna ju 5 aastat aega, 4 aastat aega, eks ju. Kas nad teevad midagi selles suunas? Meil ongi väga mõnes mõttes lihtsustatud arusaam ja tegelikult see päris nii ei lähe, et kui sa lihtsalt tekitad kogumissüsteemi ja teed kogumiskohustuse, et siis nagu kõik hakkaks iseenesest tööle. Muidugi see on oluline, et hakatakse koguma, nii nagu me kokku leppisime ja edaspidi kõigile räägime, on oluline siiski koguda, see tekitab harjumust ja kunagi ikkagi tahad või taha, ikkagi tekib see võimalus. Aga meil on praegu lihtsalt oht selles, et me magame selle maha, sest et siin ei ole enam nii-öelda lihtne lahendus, vaid selle tekstiilijäätmete ringlusse võtta on selline keeruline küsimus, mida pole ka Euroopa tasandil hästi osatud ära reguleerida. Ja ma näen, et kui me seda siin Eestis ära ei tee ise, ehk siis eeldab juba siis nagu sellist keskset ka riiklikku tuge, eks ju, ja võib-olla mingil hetkel ka omavalitsuse tuge, näiteks Soomes, Lõuna-Soome jäätmehooldus
keskus, mis siis on Helsingi linn ja ümbritsevad omavalitsused, otsustasid selle tekstiilijäätmete ringlussevõttu tehase ise ära teha, sest et nad nägid, et jäätmekäitlejad ei tule, keegi selle vooga, millel ei ole majanduslikku mingit perspektiivi tänases olukorras, keegi midagi ei tee, omavalitsused võtsid käed taskust välja ja täna ehitavad tehast. Ma kardan, et mingil hetkel, kui see kukub jällegi omavalitsuste hoovi peale, siis on võib-olla hilja, eks ju, ja me näeme, et omavalitsused tänasel päeval nagu selles õiguslikus keskkonnas on väga jõuetud seda tegema. Et siin oleks vaja seda teemat vähemasti siis küsida ja tõstatada, et mis siis edasi saab, survet avada. Fakt on see, et ma olen ise uuskasutuskeskuse laos käinud, milline on see olukord. Inimesed viivad sinna nii-öelda need riided, mida saab veel kasutada ja tegelikult suur osa sellest on riided, mida ei saa kasutada. Et nad sorteerivad nad välja ja tegelikkus on ikka see, et see on prügi. Ja seda lahendust nagu ei ole. Et probleem on see, et Afrikasse ei saa enam viia, sellepärast, et Afrika riigid on pannud lukku, sest et kõik see nii-öelda selline rõivas, mida meie enam korduskasutada ei tahtnud, nii-öelda kiirmoe kergelt juba nii-öelda veninud võib-olla 2 auguga, eks ju, siis suur probleem. Ja tegelikult meil on ka korduskasutuse probleem. Meil ei ole tegelikult enam turge, kuhu viia. Nüüd on praegu leitud nagu aken, et Valgevene, Ukraina ja Venemaa, aga kui ka seal elatustasu tõuseb, siis me oleme selle uniku otsas ühel momendil. Ehk siis see läheb ikkagi tarbimiseni välja, Katariina. Kiirmood ja muu kõik. Ja just, ja ma tahtsin enda riidejäätmetega 2 nippi anda, et üks on muidugi see, et lõigake tolmu kaltsudeks ja siis vähemalt saab teist korda kasutada, kui tõesti enam ei saa kanda. Aga teine asi on, kes võtavad vastu neid riideid, mida ei saa kanda enam, on kõiksugused loomade turvakeskused ja loomade varjupaigad, et nendest saab igasuguseid pesasid ja asju. Üks küsimus veel sealt tuli vahepeal, et kas Harri Moora oma ekspertiisiga on nõus Lääne-Harju vallale appi tulema ja saate kokkuleppele omavahel, et süsteemselt seda ringmajanduse teemat vallas arendada või kuidas seda saaks teha? Mõõdikud on olulised ja selles mõttes on väga hea, et see tähelepanu pöörata, sest et nii nagu ma enne üle kutsusin, Lääne-Harju vald võiks teha endale sellise ringmajanduse strateegilise dokumendi, püstitada väga selged eesmärgid neid samades valdkondades, nagu me oleme siin täna juba rääkinud, miks mitte, kuhu tahetakse jõuda, kaasata selleks inimesi, aga elementaarne asi on ka see, et me peame siis mingi aja pärast suutma mõõta, et kui hästi või halvasti me oleme siis toimetanud. Tallinna linnale me oleme juba midagi teinud ja nüüd on ka nemad aru saanud, et sellest nad ei pääse, ehk siis ringmajanduse strateegia tuleb paika panna ja isegi enne kui riik, sest riik on seda juba 3-4 aastat teinud ja ei ole kuskile jõudnud. Saame ikka aidata ja rohetiiger ka hirmsasti möllab, ma tean, kuskil taamal, eks ju. Möllab hirmsasti, et äkki ka nemad aitavad natuke. No, Jaanus võib-olla lõpetab siin, et kas ikkagi võiks ringmajanduse vallas Lääne-Harju vald saada Eesti meistriks ja ikka kuidas? Lühike vastus, jah, kindlasti teeme ära, aga see ongi, eks siin koostöös siis meie elanikega ja omavalitsuse koostöös me saame midagi välja mõelda ja kasutada kindlasti Harri Moora abi, et mõelda need välja. Meil on esimene nii-öelda ringmajanduse toode, mida meie väga rohelise valla toode on ju meie nii-öelda Tallinki kardinad, eks ole, millest me teeme kotte, poekotte ja järgmiseks aastaks me oleme seadnud endale eesmärgiks, et me toodame 10 000 kotti ja siis nii-öelda asendame need kilekottidega, eks, et ma arvan, et me oleme siin juba natuke eeskujuks ja me tahame olla veel suurem eeskuju kogu Eestile või miks mitte kogu maailmale. No, mina usun ka, et lõpetuseks, et tegelikult väga oluline Lääne-Harju vallas on see, et meil on sellised elanikud, nagu siin on, kes võtavad selle asja kas või ise käsile. Meil on olemas ametnikkond, kes tõesti muretseb ja mõtleb ja on seadnud sihid ja kasutavad siis ekspertiisi, nagu meil täna siin on. Nii et ma arvan, et läheme edasi, seminarid jätkuvad ja hoiame seda rohelise valla lippu kõrgel. Aitäh ja teeme suure aplausi meie esinejatele. Ja siia lõppu vaatame ka ühte videot veel ühest liigiti kogumisest vist või igatahes üks motiveeriv video veel siia lõppu kohalikelt elanikelt. Tere, mina olen Ingrid. Tere, mina olen Margus. Me elame Laulasmaal ja igapäevaselt oleme ettevõtjad ja meile meeldib kohalik tervislik toit. Selleks oleme loonud enda toitaine ringluse.
ehk siis me kasvatame ise oma saadusi, paneme biojäätmed väärindamisse ja hiljem paneme selle materjali mulda tagasi. Selle jaoks on meil 3 erinevat süsteemi. Eksootilised viljad lähevad fermenteerimisse. Igapäeva tarbimine ja biojäätmed lähevad trummelkompostrisse, kus komposteerimine toimub 2 kuuga. Ja alles oleme valmis saanud päikeseenergial toimiv kompostri, mida me alles hakkasime testima. Ja kui me oleme komposti mulda pannud ja oma saadused kätte saanud, siis saadused me väärindame päikeseenergial toimiva kuivatiga, kus me teeme oma snacksid, ürdid ja tee ise. Ja nüüd vaatame kõiki lahendusi lähemalt. Enne kompostrisse panekut me tihti toidujäätmed fermenteerime, selleks, et vähendada pestitsiidijääke eksootilistes puuviljades või köögiviljades. See tekitab sellise happelise keskkonna ja me kasutame selleks bokashi kliisid. Ja selle me paneme siis kompostrisse ja me kasutame selleks trummelkompostrit. See tagab hea õhutuse ja segamise ja siin ongi nüüd 2 kuud mööda läinud ja kompost on valmis saanud. Ja see on selline väga hea tekstuuriga ja ka õige lõhnaga. Ja väga hea trikk, kuidas saada head komposti, on see, et tuleb kombineerida niiskeid ja kuive materjale. Ehk toidujäätmetele tuleks lisada ka puulehti, munareste, saepuru, pappi. Et siis tuleb eriti hea ja õige niiskusisaldusega kompost. Ja siin on päikeseenergial toimiv komposter, mis on alles uus. Ja alustame selle testimisega. Päiksepaneel annab siis ventilaatorile toite, mis siis õhutab komposti, mis siin sees on. Ja lükkab liigse niiskuse välja. Ehk siis õhk liigub mööda seda toru kogu aeg läbi komposti, mis siis annab siia hapniku sisse. Muld siis saab CO2 salvestada ja üleliigne tuleb tagant välja, mis siis teeb neutraalse ja hea keskkonna siin komposteerimisel. See siin on päikseenergial toimiv kuivati, mis siis absorbeerib termoenergiat ja toodab ise elektri enda tööks. Selle eeliseks on see, et kogu kuivamisprotsess toimub väljas värske õhu käes, mis annab eriti puhtad maitsed saadustele. Viimasena oleme pannud siia kapi sisse ebakydooniad, et mõnusalt talveõhtutel C-vitamiini krõmpsutada. Aitäh, et meile külla tulite! Ägedaid, põnevaid kohalikke maitseid kõigile!